Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Minuga on siin Daniele Moro ja kindral Kapitini ning umbes poole tunni pärast liitub meiega ka Eduardo Fontana, et arutada mõlema poole kannatatud kahjusid ja teha kokkuvõte. Aitäh, et te mõlemad siin olete. Alustan kohe tänusõnadega. Gli accordi, questo famoso accordo. Kes lükkas edasi selle osa 4. korda, sest see on juba 4. kord, kui seda edasi lükati. Ja ma tahtsin kohe, et mõlema poole pakutud punktid lugesin ma läbi ja ausalt öeldes piisas nende lugemisest, et mõista, et see kokkulepe ei saanudki toimida juba ainuüksi nende eelduse tõttu, mille kumbki pool oli algusest peale seadnud. Dei punti sono completamente antitetici. Üksteisega Iraan vuole la libertà di... Nende tuumaprogramm. Ameeriklased tahtsid isegi inspekteerida ja kinnitada baasides tehtud kahjusid ning kõigi materjalide kõrvaldamist. üks tahab urmusi avamist, teine ütleb, et nemad kontrollivad seda ja isegi rohkemgi veel. Nad paneksid maksma, mis on paradoks, sest ilmselgelt ei usuma, et Pärsia lahe monarhiad oleksid eriti valmis maksma tasu neile, kes on neile juba midagi teinud. Kahjudest, et rahastada võimalikke täiendavaid kahjusid. Nii et piisas nende punktide üheskoos läbilugemisest. On ka sõjakahjude hüvitised. Iraan soovib hüvitisi, mida ma ausalt öeldes ei usu, et nad tegelikult saavad. Need seisukohad on nii erinevad ja nii lepitamatud mõlemalt poolt, et oli võimatu, et see oleks õnnestunud. Seega alustan küsimusega, mida me kõik endalt küsime. Aga see Ameerika blokaad. Paolo, see niinimetatud blokaad, mis on vähemalt osalt tingitud umbusust Urmusi väina olukorra suhtes. Kas see on jätkusuutlik? Kas ameeriklaste poolt on sellel mõtet, arvestades, et juba praegu läbib väina parimal juhul 1015 laeva päevas? Blokaad on pigem tingitud sellest, et lendavad raketid ja droonid. Kui sa jääd välja ja teed veel ühe blokaadi, siis kõik siin naeravad. Ja ma näen vestluses vastu blokaadi. Aga kas see on lahendus? Ei, see ei ole lahendus. Lahendus oleks olnud jätta asi nii, nagu see enne oli. Meie püüame taas avada väina, mis oli juba avatud, mis 40 päeva tagasi oli rahulikult avatud ja läbitav. Ilma kellegi kehtestatud tollimaksudeta, järgides tavalisi laevanduseeskirju, mitte tavalisi. Nüüd on tekkinud kõik see, mis on tekkinud. Pole mõtet seda meenutada. Ja praegu on see justkui blokaad tundub, et tahetakse see käest ära võtta. Pole mõtet seda meenutada, ütlete. Teie ei blokeeri väina, vaid meie blokeerime teile väina, mis on juba teie poolt blokeeritud. Teie olete väina blokeerinud. Tundub, Branduardi. Mis turul mu isa ostis. Nüüd on keegi Hiina, kes blokeerib ameeriklasi, kes blokeerivad iraanlasi, kes turul, mille mu isa ostis. Ja kui me niimoodi jätkame, blokeerime end kuni Antarktikani välja. Aga olgu, seega idee on pigem poliitiline, mitte tegelik selles mõttes. See aitaks näidata, et Ameerika Ühendriigid, mis on mereriik ja elab väinade kontrollimisest, elab kõigi väinade kontrollimisest, väinad. Tegelikult pole maailmas väga palju neid väinasid ja kanaleid, kust peab tingimata läbi minema. On Malaga väin, on Taiwani väin, on Bab el-Mandebi väin, on Hormusi väin, on Dardanellid, on Gibraltari väin, on Sitsilia kanal, on Panama kanal, on Beringi väin. Lõppkokkuvõttes pole neid kohti miljoneid, kus sa pead kõiki neid kohti kontrollima. Kõik need, kui teil on kannatus neid kontrollida, on Ameerika Ühendriikide mereväe kontrolli all. Nii et mõte, et keegi peale Ameerika Ühendriikide mereväe julgeks sulgeda mõne meretee, on peaaegu nagu majesteedi solvamine. Aga mitte ainult Trumpi jaoks, vaid kogu Ameerika Ühendriikide jaoks, kes rajavad oma võimu just sellele. Nad on talassokraatia, mis ei ole nahahaigus, vaid tähendab, et nad on mereriik, mereline suur võim. Nad võivad seda teha seaduslikust vaatenurgast, jah. Kui järgitakse mõningaid üldreegleid,
võib sõjas olevatele riikidele kehtestada mereblokaade tingimusel, et järgitakse põhilisi nõudeid. Näiteks tuleb täpselt anda koordinaadid, milline mereala on blokaadi all. 4 punkti koos geograafiliste koordinaatidega, laius ja pikkuskraad. Sa oled kohustatud esitama blokaadi alguse kuupäeva ja kellaaja. Peab, jah. Peab näitama, millistes kohtades sa blokaadi teed, millistes sadamates või rannikulõikudel sa blokaadi rakendad ja pead sellest ette teatama. Sul on kohustus teavitada kõiki laevu, mis suunduvad nendesse piirkondadesse, et nad on sisenemas mereblokaaditsooni. Sul on kohustus teavitada, samuti on sul kohustus mitte kahjustada tsiviilelanikkonda ning blokaad ei tohi ületada sõjalisi vajadusi. Ja see peabki nii olema. Need on asjad, mida mereõigus nõuab blokaadi kehtestamisel ja see peab kehtima kõigile laevadele. Sa ei saa lihtsalt peatada ainult sind, ei. Mereblokaad tähendab, et kõik Iraani, Kuveidi, Hiina ja muud laevad, mis läbivad blokaaditsooni, tuleb peatada ja tagasi saata. See ei tähenda, et ainult sina, kes lahkud ja maksad, sind peatatakse, aga see, kes pole maksnud, võib lihtsalt läbi minna. See ei käi nii. Blokaad kehtib kõigile sõltumata lipuriigist. See on blokaad selles mõttes. Paolo, nad tahaksid kinni pidada laevu, mis meie arvates maksavad Iraanile läbipääsutasu. Räägime natuke tsiviilasjadest. Ma räägin sellest, mida ütleb mereõigus. Mereõigus ütleb, et sa pead need peatama. Kõik. Need, kes maksavad, need, kes ei maksa, need, kes kannavad lippu, ükskõik millist lippu nad ka ei kannaks, kaasa arvatud Ameerika lippu. See tähendab, et ka riik, mis kehtestab blokaadi, ei tohi lasta kaubalaevu sisse. Aga siin on natuke segadust. Miks nad tahavad minna ainult nende peale, kes maksavad Iraanile tollimaksu? See tähendab, et teie ei saa nõuda läbipääsutasu, siis meie blokeerime need, kes tahavad maksu maksta, aga teisi mitte. Rahvusvahelise õiguse järgi ei tohi seda teha, sest meresõidu rahvusvaheline õigus on natuke rangem kui humanitaarõigus. Just nii, sest see ongi see, mis võimaldab kõigil maailmas enam-vähem rahulikult merel liikuda. Kui sa hakkad ütlema, et peatan Saksa laevad, aga ei peata Prantsuse omi, Jaapani omad lasen läbi, Hiina omad peatan, siis lähed vastuollu mereblokaadi kehtestavate põhimõtetega. Sul on, sa pead kõiki tagasi lükkama, sa pead kõiki teavitama, kõiki tagasi lükkama. Sul on õigus kontrollida neid, keda otsustad. Tugevdada oma sõjalist lasti või strateegilist varustust oma vaenlase jaoks. Õigus on säästmis õigus. See on õigus. See mõjutab kogu Pärsia lahe piirkonda, seal asuvad riigid. Praegu, ma ei tea, kas ma mäletan neid kõiki. Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein. Kõik need on omakorda blokeeritud. Kui sa blokeerid juurdepääsu Pärsia lahele või Hormusi väinale, on see üks ja sama asi. Ja nende riikidega sa ei ole sõjas. Sest teine eeltingimus blokaadi kehtestamiseks on see, et sa oled sõjas ühega neist riikidest, keda sa blokeerid. Blokaad tähendab, et sa oled sõjas nende riikidega, keda sa blokeerid. Muidu muutub see lihtsalt kaubanduslikuks blokaadiks. Ma blokeerin Hispaania laevad, nii et Vahemerel kauban ainult mina. See ei ole mõistlik. Mereblokaadi kehtestamiseks peab olema natuke tõsisem vaidlus. Seega pead sa olema sõjas. Ja mulle tundub, et Ameerika Ühendriigid on isegi, kui ma õigesti mäletan, Saudi Araabia liitlased, kui ma õigesti mäletan. Nii et see on nagu Mehhiko stiilis blokaad. Mina blokeerin sind, sina blokeerid mind, kõik on blokeeritud. Põhimõtteliselt. Igatahes praegu pole probleemi, sest Trump kõndides vee peal suudab miinid ükshaaval üles korjata, nagu te teate, ta tuleb su väga hästi välja. Daniele, ma otsin ka riideid ja kala. Nii et, Daniele, kuidas Ameerikas sellesse mina blokeerin sind, sina blokeerid mind suhtutakse? Me kõik oleme blokeeritud, majandus läheb allamäge. Sest täna olin Ivan Greco juures koos Sempriniga ja ta ütles, et pizza tema elab New Yorgis.
juhtub, kui ma ei eksi just seal, nii ta ütles. Ma elan ühel avenüül, kus ühes pizzerias kuu ajaga on pizza hind tõusu $4,5 pealt $6, $0,5 võrra. Ja bensiin galloni kohta maksab üle 4,5. See on nagu meil öelda, et bensiin maksab üle 2 euro. Hinnad hakkavad tõusma, see kõik ühe kuuga. Miks? Sest seal ei ole neil nagu meil mingit kindlustunnet meil inimestel. Või on hindade kontroll juba ette liiga tugev, kõik on juba tõusnud, kõik on kallimaks läinud. Natuke nagu Paolo ütles, tundub see meeleheitliku sammuna, kui minnakse ja tehakse blokaad ning öeldakse, et see, kes Iraanile maksab, blokeeritakse. Muide ta ütles ka, et inglased on meiega, aga inglased ütlesid, et ei, meiega pole seal mingit pistmist. See ei vasta tõele. Millised on kommentaarid Ameerikas Trumpi selle otsuse kohta? Kui me jälgime ka Ameerika podcaste, siis isegi pool tundi tagasi küsimusi, mida meie endale esitame, esitavad ka nemad endale. Selles mõttes, et Trump on suutnud esitada küsimusi mitte ainult kogu maailma riigipeadele ja valitsusjuhtidele, vaid ka teistele, mida see härra tahab. Seda küsimust esitab ka avalik arvamus. Selles mõttes, et kui sa vaatad osa Trumpi valijatest, nagu sa just ütlesid, bensiini hinnaga 4,60. Nii et California, mis on traditsiooniliselt kõige kõrgema hinnaga osariik, läheneb juba 6. Inflatsioon, sa mainisid New Yorki, inflatsioon on taas tõusnud. Ja ma tahaksin meelde tuletada sinu jälgijatele, et mai keskpaigas on jutt Föderaalreservi juhist, keda Trump üritas aasta aega ametist tõugata. Powell, kelle ta ise oli nimetanud, lihtsalt näitamaks selle tegelase järjekindlust. Sest Powell oli talle öelnud, vaata, see on ohtlik, kui intressimäärasid alandada, põhimõtteliselt raha hinda vähendada. Nüüd seisab igaüks, kes Powelli asemele läheb, vastupidise probleemiga silmitsi. Nimelt sellega, et raha hind juba tõuseb. Hinnad on kontrolli alt väljas, nagu kõigis maailma riikides. Kui inflatsioon algab, on hindade tõstmine lihtne, aga nende allatoomine on väga raske. Ma toon sulle ühe näite. Ameerika lennufirmad ei tõstnud ainult lennupiletite hindu, vaid ka üksikute teenuste hindu. Näiteks pabasi eest, mis varem oli tasuta ja piletihinna sees, tuleb nüüd eraldi maksta. Seega, tasu siin, tasu seal. Keskmine ameeriklane, keda me kõik teame kui inimest, kes elab palgast palgani, nagu öeldakse, ehk siis paycheck by paycheck. Me teame, et 40% Ameerika peredest on hädaolukordadeks pangas keskmiselt $400. Nii et niipea, kui sa natukenegi elukallidust tõstad, on neil juba probleemid käes. Kärped Ameerika tervishoiutoetustes. Rahvas kannatab. Kui sa vaatad küsiklusi, siis osa tema valijatest, see on võimalik. Pank. Aga tema ütles, et kuu aja pärast saab olukord korda. Kas Hormuzi väin avatakse uuesti? Igatahes müüme meie oma naftat eurooplastele ja teenime selle pealt kasumit. Nii et osa Ameerika avalikust arvamusest suudab selle alla neelata. Tõeline probleem on see, mida sina alguses ütlesid, Mirko. Ja see tähendab, et igaüks, kes on lugenud neid 2 ettepanekut, nimetagem neid iraanlaste ja ameeriklaste ettepanekuteks, arvab, et tegemist on 2 erineva sõjaga. Ei, 2 erinevat sõda, 2 erinevast maailmast, 2 erinevast sajandist. 1, 2. See teema, mille sa praegu tõstatasid, ehk siis mida öeldakse? Mind mõjutab see, et mul on mõned sõbrad, kes töötavad või töötasid Välisministeeriumis ja üldse valitsusasutustes. Ma toon teile ühe näite. Välisministeeriumis lasti eelmisel aastal lahti umbes 1300 diplomaati. Välisministeerium on Pentagoni kõrval väite, kuid see on otsustava tähtsusega. Seda meenutas mulle üks mu endine ülikoolikaaslane, kes oli Ameerika suursaadik NATO juures ja suursaadik Pekingis. 3-4 kuud tagasi vallandas Trump ta.
ja Nick Burns, kes on üks Ameerika Ühendriikide autoriteetsemaid inimesi nendes küsimustes, ütles, vaata, see duo Uitkok ja Kushner käib mööda maailma ringi sageli ilma tõlgita, ilma välisministeeriumi ekspertideta. Ja ta tõi just ühe näite, ütles, aga meil olid välisministeeriumis kolleegid, rääkisid farsi keelt. Nüüd, kui sa lähed iraanlastega läbi rääkima, pole vaja olla geenius, et aru saada, kui oluline on, et sul oleks keegi, kelle emakeel see on ja tunneb ka psühholoogiat. Või sinu ees oleva vastase psühholoogiat. Nad vallandasid peaaegu kõik. Teine teema, mida eelmisel nädalal Parabellos jälgiti. Kui sa mäletad, Mirko, siis me rääkisime sellest esimest korda. Mulle tundub, et see oli tõesti esimene Itaalia taskuhääling. Probleemi tõstatab Pentagon. Pentagonist on saanud Trumpi ja tema lähedaste segaduste jaoks võimas vastupanupunkt. Pentagonis pole mitte ainult palju vihaseid inimesi, sest ka hiljuti on sealt vallandatud väga võimekaid inimesi, vaid ka neid, keda pole veel vallandatud. See oli juba probleemiks siis, kui Kariibi kalureid rünnati rahvusvahelistes vetes. Nagu kindralkapitin ütles, sa tuled õhust, tapad selle, kellest üle lendad ja siis hiljem saad teada, kes ta oli ja miks. Pentagon on vastupanupunkt. Teine asi, mis on tänase õhtu uudis ja millest räägivad kõik Ameerika meediaväljaanded, on Trumpi solvangud paavstile. Olge tähelepanelikud. See lõhestab täna õhtul katoliku maailma ja mitte ainult katoliiklasi, vaid ka evangeelseid ja teisi kristlasi. Ütleme siis mitte katoliiklasi. Isegi parempoolses leeris, isegi selles maailmas, mis on oluliselt toetanud Trumpi valimist. Talle öeldi, sa oled liiale läinud. Tuletan teile veel kord meelde, et 1,5 kuud tagasi olin ma Washingtonis. Just sel päeval postitas ta videot, kus endine Ameerika Ühendriikide president ja tema naine Obama ja Michelle olid kujutatud ahvidena. Mõne aja pärast pidi ta selle uskumatult video eemaldama. Täna juhtus sama asi. Ta mitte ainult ei pannud seda üles, vaid eemaldas selle hiljem ka. Aga 0,5 tundi tagasi tegi ta uue avalduse, ikka paavsti vastu, öeldes samu asju, mida ta ütleb oma poliitilistele vastastele. Ta ei saa hästi aru, et paavst on paavst, see tähendab ikkagi moraalne autoriteet. Ta on kaotaja, ta on keegi, kes pole midagi aru saanud. Trump. Nii, et võib-olla Leeds. Nii, et see on tänasest õhtust minu arvates on see asi, mis Ameerika avalikkus kõige rohkem rabab. Ehk siis on olemas osa paremtsentristlikust valijaskonnast, lihtsustatult öeldes maga ja nii edasi, kes esimest korda mõistis, et mitte paavst ei kritiseeri Trumpi poliitikat, vaid hoopis Trump solvab pühaisa kui moraalse juhi kuju. Tahan teile märkida, et täna õhtul on paavst Alžeerias, moslemi riigis, rääkimas rahust. Ja seda kõike arvestades, mida Trump moslemite kohta ütleb. Viimane asi, mis neid võib ühendada, on dialoog erinevate tsivilisatsioonidega. Ja ka see, kui Trump alles hiljuti Allah vastu sõna võttis ja rääkis tsivilisatsiooni hävitamisest. See ei meeldinud paavstile üldse, ta ei olnud sellega nõus. Mõelge, isegi täna õhtul saabusid Teheranis sõnumid paavstile toetuseks, öeldes, te ei tohi Jeesust puutuda. Öeldes Trumpile, saate aru, et see on olukord, kus minu arvates, ma loodan, et eksin, aga minu meelest Trump mõtleb seda tõsiselt. Praeguses olukorras ei tea ta enam, kuhu minna või mida teha. Ja ta kaotab närvi, kui võib kasutada sõna, millest kõik aru saavad. Ta kaotab minu arvates närvi. Ma arvan ka, et see puhastus, mis toimub Ameerika Ühendriikide relvajõududes, seda oli juba mõnda aega näha, eks. Sellest ajast, kui toimusid rünnakud narkokaubitsejate paatide vastu, olen ma rääkinud. Ta tõi need täna uuesti välja, öeldes, me pole hävitanud Iraani väikelaevu,
aga mis siis, kui need peaksid blokaadile lähenema? Kas te mäletate, mida me Venezuelas tegime? Me kõrvaldame ka selle, lisaks sellele, et enamik Iraani mereväest asub mere põhjas. Nagu tema isegi kirjutab, ausalt öeldes leian ma need rünnakud paavsti vastu rumalad olevat, sest tal on ikkagi väga evangeelne, apostlik, katoliiklik valijaskond, mis iganes sa tahad. Sest seal jõutakse isegi sellisele tasemele, kus on olemas kreatsionismi muuseum või midagi sellist. Ameerikas, mis on naljakas, neil on kreatsionismi muuseum ja samas on nad ka maailma suurimate teaduse tootjate seas. Need kaks asja on uskumatud. Ja teine asi on just nimelt väga paljude relvajõudude liikmete kõrvaldamine, mis algas täpselt sel perioodil. See on teaduse ja luure muuseum ekspertide vaatenurgast, lähtudes sellest, millega nad on hiljuti tegelenud. Endine on palju suurem juba nädal aega, sest nii oli see veel nädal tagasi. See tähendab, et Itaalias öeldi talle, vaata, see, mida sa tahad saavutada. See teos on rohkem kui see. Nagu me nägime, või tuumaprogrammi hävitamine. Seda ei saa saavutada ainult õhuvõimuga, ainult soovmõtlemisega. Tõenäoliselt, isegi kui Heksetile ei meeldi see, mida talle ütles staabi ülem. Ja pane keegi, kes ütleb sulle seda, mida sa tahad kuulda. Aga vahendid jäävad ikka samaks. Reporterid ei hakka järsku lendama sellepärast, et sa vahetad riigipead. Nii et professionaalid teavad väga hästi, et kogu see kampaania ei alanud just kõige paremas valguses ja nüüd nad tõesti ei tea, kuidas sellest välja tulla. Ja seda tuleb öelda, me oleme seda mitmes otseülekandes algusest peale öelnud, et iraanlased rakendavad äärmiselt tarku strateegiat. Nad on juba mõnda aega loobunud püüdest Ameerika ja Iisraeli tegevusele vastu seista ning jätkavad oma kampaaniat, mis on väga lihtne. Lõpuks muuta piirkondlik sõda ülemaailmseks sõjaks. Hetkel, kui see muutub ülemaailmseks. Kogu süü loomulikult. Selle tegevuse poliitiline ja majanduslik koorem langeb ameeriklastele rohkem kui iisraelastele, kes samal ajal viivad läbi ka oma paralleelset kampaaniat Liibanonis. Varem või hiljem ei suuda sa seda koormat kanda, ma ei räägi isegi sõjalisest, vaid just majanduslikust koormast ja maailma survest, mis tahab, et sa sealt lahkuksid. Seega on minu arvates Trumpi blokaad just viimane meeleheitlik samm kellegi poolt, kes ei tea enam, mida välja mõelda, et kuidagi hakkama saada olukorraga, mille ta ise on tekitanud. See on ju ameeriklastele tüüpiline, eks ole, Paolo? Enne olin mina probleem, siis pakun sulle lahenduse. Probleem on siin ja seal, probleem probleemil otsa. Ühest küljest blokaad, teisest küljest blokaad, sellest ei pääse kuidagi välja. Tegelikult on seal ka Hiina laevade liikumine. Ühesõnaga, asi laieleb, sest üha rohkem inimesi tahab olla kaasatud, tunneb huvi, ma arvan, selle vastu, mis toimub. Mõned ütlevad, et räägime lisaks sellest, kui palju nafta on noteeritud eurodes või juaanides, ja need on mõned alternatiivid. Mõned olid juba hakanud iraanlastele maksma valuutas, mis ei ole naftadollar. Selles mõttes olid iraanlased ka ettepaneku teinud, siis jäi see asi soiku. Europlastele teeme kokkuleppe, kus teie maksate ja saate rahulikult edasi liikuda. Ma arvan, et Pärsia lahe monarhiatele see üldse ei meeldi. Sest kui iga asi, mida nad ekspordivad, ei pea läbima Iraani kontrolli, on oht, et Iraan käitub natuke nagu Egiptus. Hakkab tasu nõudma ja muutuks palju tugevamaks ja seda nad kindlasti ei taha. Aga kas blokaad on sinu arvates, Paolo, jätkusuutlik, sellist tüüpi blokaad? Kui kaua nad suudavad seda teha? Paar kuud, muudab nädala pärast meelt? Aga tehniliselt, ma mõtlen sõjalisest vaatenurgast, kui kaua ta seda teha saab. Kitsast mereala blokeerida võib ta nii kaua, kui tahab. Kas ta suudab seda üleval pidada kogu avalikkuse ja terve planeedi surve ees? Ja see on juba hoopis teine teema, kui tulla korraks tagasi paavsti jutu juurde. Ma hakkan jälle pöialt hoidma Urbano 8. ja Pius Kiitele, kes olid natuke rohkem, oleks Urbano 8 selle ära öelnud. Selline asi oleks juba rahulikult üle võetud olnud. Seega on kiriku ajaloos olnud üsna kangeid paavste, palju kangemaid kui see, kes praegu on. Ameerika Ühendriikide president, kes tegutseb ilma vähimagi perspektiivita, ilma vähimagi suunata.
võib juhtuda, et ma eksin ametinimetusega, aga täna on Pekingis ametlikul visiidil Hispaania peaminister Sanchez. Ja eile või täna oli seal ka ja siin võin ma eksida. Emir vist mitte, aga tõesti üks tähtis isik Pärsia lahe piirkonnast riikidest, mis täna on sõjas. Millal see palverännak hakkab pihta? Ja nad ootavad ka ja külastavad ka Taiwani Kuomintangi presidenti. Et öelda, millal sellised suhted hakkasid tekkima. Nädala 10 päeva jooksul on kõik Pekingis. See annab sulle juba aimu, kuidas ta hakkab maailma vaatama, et edasi liikuda, sest peab ka. Ehk siis, kui keegi tegutseb, võib sul olla mingi reaktsioon, aga ootamatute tegude puhul ei jõua sa isegi reageerimisstrateegiat välja mõelda. Mis paneb Trump bloki peale? Kas võib arvata, kui kaua see kestab? millised on eesmärgid, millised on teie arvates tegutsemisreeglid? Kas keegi, kes peab reageerima, võib anda laevale käsu? Näete, me ehitame gaasilaeva, mida kui natukenegi puudutad, käib plahvatus. Seda näeb lausa kuult, seda näeb. Mida peab selle laeva omanik oma kaptenile ütlema? Kui lõplik otsustaja nagu Ameerika Ühendriikide president on hädas ja teda ümbritsevad inimesed, kes, kui nad parasjagu hädas pole, ajavad uskumatut jama, siis mida teha? See ei tee muud, kui suurendab entroopiat ja segadust. Ja paneb kõik tõesti paljud pöörduma ainsa poole, kes siiani pole segadust tekitanud. Ja see on kokkuvõttes Hiina. Nüüd, kas on kasulik pöörduda Hiina poole või tehakse seda heatahtlikkusest? Ei. Aga kui sul on valida hullumeelse ja kurjategija vahel, siis kurjategija on parem, sest tal on vähemalt mingi ratsionaalsus. Kui pead valima raevunud hullumeelse ja lihtsalt kasuahnurist inimese vahel, vali kasuahnur, sest võib-olla leiad ühiste huvide pinnalt mingi kokkuleppe. Ja just seda ongi mitmed riigid maailmas hakanud tegema. Pöördutakse jõu poole, mida täna nähakse rahutegijana. Ja kui sind enam nii ei tajuta, siis on seotud paljude suurte vigadega, mida Peking on teinud. See saab olema veidi keeruline, sest Peking tegutseb juba praegu väga kaalutletult. Neil on alati olnud väga ettevaatlik strateegia, mis väldib relvastatud või isegi otsest vastasseisu. Seega on üsna ebatõenäoline, et Peking teeks midagi nii valesti, et kõik pöörduks taas Ameerika Ühendriikide poole. Ja see on üks suurimaid kahjusid, mida Trump oma riigile ja selle ümber olevatele riikidele, nagu näiteks meile, põhjustab. Võib-olla pole siin juhul, meie võtame seda naljaga, see on lihtsalt veidrus. Aga need positsioonid, mille Ameerika Ühendriigid kaotavad rahvusvahelise prestiiži mõttes, ei taastu lihtsalt uue presidendiga. Ei saa lihtsalt öelda, et vabandus, me eksisime, panime sinna selle veidriku, nüüd oleme jälle normaalsed, sest need positsioonid on selleks ajaks juba teiste poolt võivatud. Oma ajal pead sa väga palju vaeva nägema, et neid välja tõrjuda ja pead selle eest ka palju maksma. Ehk... Nii et mina, rääkides Einsteinist. Ma ei tea täpselt, mida Trump teeb, aga ma olen kindel, et järgmine president, nagu olen ka teistes otseülekannetes öelnud, veedab oma 4 ametiaastat poole maailma ees vabandusi paludes. Tere tulemast, Edward. Sa jõudsid täpselt õigel ajal, nagu öeldakse. Hea tööd. Rääkides sellest, mida ütles Hiina kaitseminister, kes ütles Ameerika mereväele selgelt, meie laevad kasutavad Hormuzi väina. Meil on Iraaniga energeetikaalased kaubanduslepingud. Ärge sekkuge. Ja sina saabud otse ja jõuliselt, eks? Jah, täpselt. Täiesti juhuslikult. Ma polnud veel laulu lugenud. Ja sa saatsid mulle selle just enne otseülekannet, nii et palun ära. Just. Ma ise ka kaalusin seda võimalust, et Hiina, teades, kui oluline on kaubandusliiklus, mis Hormuzi kaudu Hiinasse läheb, ma kujutan ette, et te pole sellest just rääkinud. Põhimõtteliselt on ilmne, et Trumpi samm on tõesti peale surutud samm ja avab vähemalt diplomaatilise väga olulise vastasseisu võimaluse, nagu me just nägime. Kuid probleem on Hiina jaoks.
Ja just see on selle postituse fookus, mida te näete ja mille ma Mirkole äsja saatsin. Praegu on selles piirkonnas põhimõtteliselt Araabia meres, kui ta tahaks kasutada õhu- ja mereväge, oleks tal tegelikult väga piiratud kontingent. Sest Hiinal on üks baas, see asub Djiboutis. Nii et see on baas, kus ta saab mõningaid mereväeüksusi paigutada. Tavaliselt on seal mõned mereväeüksused. Kuid praegu on see jõud siiski väga väike. Ja nagu näete, üks neist on see, mida te praegu näete. See on Fregata King, samal ajal kui teine vasakul on miinijahtija. Seega on sisuliselt ainult 2 suhteliselt kaasaegset pealveüksust. Kui me aga tahaksime isegi oletada kokkupõrget, mida ma siiski ei pea tõenäoliseks. Kuid kujutades ette sellist stsenaariumi, oleksid need jõud USA löögirühmadega selles piirkonnas võrreldes tohutult nõrgemad. Siin on siis see, mida Hiina võiks teha. Aga minu arvates on alati olemas ka võimalus saata saatelaevad kaubalaevastikule. See on igal juhul võimalik, seega kasutada võib-olla alguses neid 2 üksust, mis neil koha peal on, et näidata oma lippu, ütleme siis, et eskortida kaubalaevu, loomulikult ilma vastasseisu otsimata. Ja loomulikult teavitades Ameerika Ühendriikide juhtkonda. Kuid ka see avab õudusunenäolisi stsenaariume, sest see tähendaks sisuliselt Ameerika Ühendriikide kehtestatud blokaadi rikkumist. Nagu näete, vaadake, see polegi päris selge, sest mõnel juhul näeme seda hiljem. Laevad proovivad sisse ja välja sõita, siis räägitakse neist, kes maksavad, püüdes edasi mitte. Olen täna, Tundub. See on just see esimene Trumpi säuts, mis on eilne. See oli esimene säuts, kus sellest blokeerimisest teatati. See oli üsna segane, tundus üldine ja nii edasi ja nii edasi. Täna nägin aga, et CENTCOM ehk siis USA sõjaline juhtkond selles piirkonnas tegi samuti ühe säutsu. Sest nagu näha, kasutatakse X-i sellisteks teadeteks. Ta tegi otse X-is artikli, midagi, mida ma harva näen, kus ta täpsustas, et nad on selle mereblokaadi sihtmärgiks. Laevad, mis kasutavad Iraani sadamaid ja mis seega kas saabuvad Iraani sadamatest või mille deklareeritud sihtkohaks on Iraani rannikul asuvad sadamad. Samal ajal võivad riikide laevad, kes ei osale kaubanduses Iraaniga, kuid asuvad siiski lahes, teoreetiliselt läbi pääseda. Ka siin võime ette kujutada, et tekivad väga hallid tsoonid, kus mõned laevad väidavad, et lähevad ühte kohta, kuid võivad lõpuks jõuda hoopis teise. Ka see on üks hüpotees, mis mulle pähe tuleb. Lisaks nägin täna, et alati, kui nad ei olnud, Ameerika Ühendriikide sõjalised allikad on teatanud, et tuleb periood, algusperiood, mil blokaadi ei rakendata täielikult. Isegi mitte nendele laevadele, mis suunduvad Iraani poole, et anda aega juba laaditud ja neutraalsete riikide piirkonnas olevatele laevadele lahkumiseks. Nii et ma lugesin ka seda täna. Teatud mõttes osaline tagasikäik, kui tahame seda nii näha. Kuigi tegelikult oli Trumpi esimene säuts sisuliselt sõjaakt Iraani vastu, loomulikult. See on natuke raske. Ma saan aru, kui lahkud, siis on on ilme, et tuled Pärsia lahest. Aga sisenedes, kes keelab mul öelda, et ma lähen näiteks? Täpselt. Iraaki ja siis viimasel hetkel pööran Iraani poole. Tegelikult näeme seda veel, alati on võimalus, et neil päevil võib-olla läbirääkimised, arutelud, asjad muutuvad veel, jumal teab. Aga kui seda ei juhtu ja tõeline blokaad algabki, siis mööduvad esimesed päevad, mil nad ütlesid, et natuke antakse aega lahkumiseks. Ja on esimesed laevad võib-olla Hiina lipuga, mis proovivad läbi pääseda. See on midagi erakordset, uskumatu kvaliteet. Veelgi enam, nagu Mirko just ütles, kui on laevu, võib-olla isegi Iraani või mõnest muust mittevaenulikust riigist, mis ütlevad, et lähevad näiteks Iraaki, et lähevad täiesti seaduslikult, võiksime peaaegu öelda, nende vaatenurgast, siis mida nad peaksid tegema? Nad ütlevad, et lähevad ühte sadamasse, aga lõpuks muudavad meelt, lähevad teise või muudavad lihtsalt oma deklaratsiooni. Muide, seda on väga tihti nähtud. Ma mäletan, kui Houtid tegid rünnakuid kaubalaevadele Punases meres. Ma mäletan, et nendel veebilehtedel, kus seda jälgitakse, on kaubalaevadel näha nii nende asukoht kui ka deklareeritud lähte- ja sihtsadam. Sageli mängiti selliseid mänge, kus öeldi üks sadam, aga tegelikult mindi hoopis teise sadamasse. Või isegi mäletan, et kaubalaevad, mis olid võib-olla läänemeelsed, ütleme nii, läänepoolsed, kirjutasid, et ei, meie oleme Hiina meeskond, Hiina laev
läheme Hiina sadamasse. See oli lausa niimoodi kirjas, ütleme nii. Põhimõtteliselt transponderis, mida siis tuvastavad need saidid, mida me kasutame nende jälgimiseks. Ja tegelikult muidugi ei olnud need Hiina laevad. Nii tekivadki kõik need hämarad alad, hallid tsoonid, mis võivad muidugi viia, ma ei ütle, et relvastatud kokkupõrkeni, aga vähemalt tõelised kriisiolukorrad, just nimelt kriisid, kus Ameerika Ühendriigid proovivad võib-olla mõnda neist laevadest pardale minna. Nad proovivad kontrollida, kuhu last suundub, proovivadki kasutades võib-olla koptereid, kohalikke jõude füüsiliselt kontrollida, et see, mida laev deklareerib, vastab tegelikule sisule ja et ta liigub sinna, kuhu ta väidab minevat. Aga kui sa satudki nende kahe väikese Hiina üksuse peale, mida me nägime, isegi kui ainult ühe peale, mida siis teha? Mida sa teed? Lähed lähemale? Ei lähe lähemale? Minu arvates oleme me juba hullumeelsuses sees, aga tuleb lugeda, tuleb arvestada kõiki võimalusi nüüd. Tegelikult räägiti siin paar päeva tagasi paarist Ameerika hävitajast, mis saadeti sinna miine tuvastama. Aga ma rääkisin sellest ka Giulio Poggiaroliga. Jah. Mida sa teed? Neil ei ole võimet neid traalida ja nii edasi. Nad saavad neid võib-olla ainult tuvastada. Olgu, täpsustan, et selle küsimusega ma ei ole eriti kursis, mul ei ole olnud võimalus seda üksikasjalikult uurida, aga mulle tundub nende kahe hävitaja tõhusus väga kahtlane. Need on üldotstarbelised üksused, mis on väga tõhusad teistes rollides, kuid miinitõrjeoperatsioonides tunduvad nad mulle vähe sobivad. Ja muide, see on üsna pretsedendit olukord, sest see oleks esimene kord, kui Ameerika Ühendriikide sõjalaevad läbivad Hormuzi väina pärast kogu selle segaduse algust. Andke andeks väljenduse eest. Ja tegelikult saatsin sulle ka allika selle kohta, kui ma ei eksi, sest pole isegi nii selge, et need kaks laeva, need kaks hävitajad oleksid tõepoolest mõlemad väinast läbi sõitnud, nagu öeldi. Sest nii palju, kui mina olen näinud, siis tegelikult üks analüütik, vaadates alati laevade jälgimissaite transponderi abil, märkis, et seal on siiski teatav veamäär. Kuid siiski see pole kindel, seda ei saa kinnitada. Vähemalt tänase hommikuni, varase pärastlõunani, kui ma vaatasin, et mõlemad oleksid tõepoolest Hormuzi väinast läbi sõitnud. On võimalik, et üks neist oli juba seespool, teisel pool Hormuzi lähenes ja siis pöördus tagasi. Seega ei ole kindel, iraanlased muidugi ütlesid, et need ei läbinud väina, nii et kahe osapoole väited lähevad omavahel vastuollu. Praegu ei oska ma Ameerika Ühendriikide väidet kinnitada. Täpselt, see ongi tõend, mis ei ole piisav, et öelda, et need tõepoolest läbisid väina. Sest sel hetkel on neid kaks, need hävitajad, kaks erinevat, kes võisid tegelikult tulla kahest vastasküljest ja siis tagasi pöörduda. Seega ei saa öelda, et nad oleksid läbi läinud, vähemalt nende avalike allikate põhjal, mis meil on. Kui hiljem tuleb veel infot, saame seda kas ümber lükata või kinnitada. Ja muide, nad liiguvad mööda loomulikult kõige kaugemat külge. Ja see, mis on Omanile lähemal. Daniele, paljud küsisid ka vestluses, kas Ameerikas on demokraate, kes on valmis seda segadust ära kasutama. On olemas liikumine. Vähemalt 2 küsimust on kõlanud, et paljud senaatorid tahaksid Trumpi vastu järjekordset tagandamisprotsessi algatada. See on tõeline uudis. Kui teostatav see võiks olla? Või on ameeriklased, nagu me selles kanalis sageli oleme öelnud, aru saanud, et Trump võiks ka lihtsalt lahkuda. Ja siis tekiksid seal sees arutelud, kas tal on volitused või ei ole tal volitusi. Probleem on selles, et kui ta teeb seda tehniliselt, siis võib alles 6 kuud hiljem hakata otsustama, kas tal oli õigus seda teha või mitte. Ja nii saime aru, et kui sul on nii ebaharilik ja ebakonventsionaalne president, siis need kuulsad Ameerika võimude tasakaalustamise vahendid on üsna nürid. Näed, sellepärast pole sul kunagi olnud presidenti, kellega oleks pidanud niimoodi võitlema. Obama näiteks andis sulle heal juhul väikese tõuke. See punkt on väga oluline. Nägin sinu jälgija küsimust demokraatide kohta. Demokraadid, nagu oleme juba 1,5 aastat täheldanud, on üleriigiliselt kongressis endiselt surve all. Neil on vana juhtkond, mis on põhimõtteliselt Bideni ja Pelosi põlvkond. Ja see enam ei jaksa. See tähendab, et on surve all.
Nad tugevnevad kuberneride seas, eriti naisjuhid minu meelest. 2 naist, kes valiti Rhode Islandis ja Virginias, on väga huvitavad. Lisaks California kubernerile, kes aga minu ja ka mu ameeriklastest sõprade arvates on liiga radikaalsel seisukohal. Kui lubad, väljendan seda nii, ta on vasakpoolsem kui keskmine Ameerika valija. Seega on nad kongressis surve all. Teine küsimus. Küsimus, mille sa enne esitasid inflatsiooni ja muu sellise kohta, on kõigil praegu mõttes. Juba eelmisel aastal olime kõik veendunud, alustades maailma suurimatest majandusteadlastest, et tariifide kehtestamisega vastupidiselt kõigele ja kõigile oleks see avaldanud väga tugevat mõju Ameerika majanduslikule olukorrale. See mõju oli olemas, kuid mitte nii tugev. Mida lähemale jõuad vahevalimistele, seda selgem on, et elukalliduse tõus mõjutab iga üksikut valijat. Kui sa vaatad, siis paljud vabariiklastest saadikute ja senaatorite kohtumised rahvaga, kogukondades ja külades lõpevad väga teravate vaidlustega. Selles mõttes, et keskmine vabariiklasest valija ei ole rahul. Aga olge ettevaatlikud. See, et nemad ei ole rahul. Näiteks Itaalia meedias rõhutatakse pidevalt, et Trumpi toetus on küsitlustes väga madal. On tõsi, et mõnel teemal on see väga madal, aga mitte kõiges. Samuti on tõsi, et see ei tähenda, et kui valimisi pole, võid sa olla ka 0,1%-ga küsitlustes, aga jätkad ikkagi valitsemist. Teiseks ei tähenda see, et kuna sa oled väga madalal, siis kui homme hommikul valimised toimuksid, võidaksid demokraadid. Tuleme nüüd tavandamise küsimuse juurde, mis on teema, mida juba kuid peab tunnistama, et Parabellum on üks väheseid Itaalia saite, mis on seda teemat tõsiselt käsitlenud. Tagandamine, kui hääletus toimuks täna, ütleme nii, kui täna hääletataks, siis demokraadid võidaksid esindajate kojas. Nii et Trump ütles seda juba 2 kuud tagasi, me rääkisime sellest just siin. 2 kuud tagasi kohtumisel vabariiklastest saadikutega ütles ta, kui siin hääletama hakatakse, saan mina pihta, sest me kaotame. Mina saan 3. tagandamise. Arutelu seisneb selles, et kui see jätkub, nagu kirjeldas kindral Katini ka sõjalisest vaatenurgast, aga ka poliitiliste valikute tagajärjena. Ütleme nii, et mitte eriti selgete sõjaliste otsuste tõttu on oht ka senat kaotada. Siis muutub olukord väga tõsiseks, sest tegelikult on neil võimalik pool valitsusest süüdistuse alla seada. Demokraadid ootavad ilmselgelt päeva, mil valimised toimuvad. Ja nagu kõikides maailma riikides, nägime seda ka eile Ungaris, kui te mõtlete selle peale, siis hääletatakse majandusliku olukorra, mitte välispoliitika üle. See ei ole Iraan, mis paneb Oklahoma talupoja hääletama, aga see on sinu loodud blokaadi tagajärg. See tähendab, et sa oled loonud probleemi ja nüüd näitad, kuidas sa selle lahendad. 1, 2. Just täna hommikul Ameerika taskuhäälingutes arutati järgmist. Liigub kuulujutt, et Trump üritab lõpuks iraanlastega vahenduslepet sõlmida. Paljud Ameerika taskuhäälingute saatejuhid ütlesid, vabandust, aga selle kompromissleppe tegi Obama juba 15 aastat tagasi. Ma olin kohal, kui pärast Obama kokkuleppeid Iraaniga, mis olid piiratud kokkulepped, tuhandete tingimustega, aga need olid siiski kokkulepped. Ma olin kohal, kui Obama tuli Washingtonis toimuvale iga-aastasele IPAC-i maailmakonverentsile. IPAC, teate küll, on kõige tähtsam Ameerika juudi lobigrupp, meeletult tähtis. Sel hetkel tuli Obama ja veidi hiljem tuli rääkima Netanyahu. See oli titaanide kokkupõrge selles mõttes, et Obama kaitses loomulikult oma kompromisslepet iraanlastega. Netanyahu ütles juba siis, sellest ei saa juttugi olla ja nii edasi. Tegelikult on nii, et ka tänases Ameerika Ühendriikide arutelus ütleb keegi,
aga kas pole nii, et Trump on pärast kõiki neid jamasid, mis ta korraldas, sunnitud Obama lepingute juurde tagasi pöörduma? Trump, kui ta presidendiks sai, tühistas need lepingud. Tühistas. Neil lepingutel oli siiski mingi väärtus. Mingil moel hoidsid nad mingit kontrolli. Ühe olulise punktiga, mida ma tahaksin rõhutada, mis mulle tundub, et keegi pole veel selgeks teinud. Kui te mäletate, lähme 15 aastat tagasi, kui kõik need rünnakud algasid, kõigepealt Iraagis, aga siis Liibüas. Mida ameeriklased ütlesid Gaddafile? Sina loobud keemia ja bakterioloogilistest relvadest ja me liigume edasi ja me liigume edasi. Niipea, kui tema selle kompromissi vastu võttis, hävitasid nad ta. Nii et sõnum, mis anti eriti hiinlastele, ma mäletan, et Washingtoni ülikoolides oli selle üle isegi arutelu, kus Hiina sõbrad ja teadlased ütlesid, vabandust, aga kuidas saavad Ameerika Ühendriigid teha kompromissi isegi diktaatoriga nagu Gaddafi ja järgmisel hommikul, kui ta kompromissiga nõustub, kõrvaldatakse ta, aga siis ei usalda enam keegi. See oligi. Pakkumine. Mida nad arvasid, et ta keeldub, aga ta võttis selle vastu. Täpselt. Aga vabanda, teine suur silmapaistev viga, sest me räägime alati kriitiliselt Trumpist, aga ka Obama on teinud täiesti uskumatuid asju. Alustades toetusest, mida ta andis Sarkozyle, et hävitada hoolimata itaallaste nii parempoolsete kui vasakpoolsete arvamusest, nad hävitasid Liibüa. Ja me olime neile öelnud, olge ettevaatlikud. Kui Obama ütles Assadile, see on punane joon, ära julgegi oma rahvast tappa, muidu ma sekkun. Pärast seda tegi too seda ikkagi ja Obama ei teinud midagi. Miks ma siis teile neid asju räägin? Sest Trumpi käitumine ei ole nii erakordne võrreldes Ameerika juhtkonna teiste liikmete käitumisega. On hetki, mil ameeriklased teevad täielikku segadust. Ja ütlen veel ühe asja, sest mulle meeldis kindral Kapitini nali Taiwani opositsiooniliidri visiidi kohta Pekingisse. Kui loete tänase hommiku Financial Timesi ehk siis esmaspäevast, näete midagi väga huvitavat. Tegelikult on hiinlased saatnud Taiwanile palju positiivseid sõnumeid. Nad pole neid sugugi ähvardanud. Nad ütlesid neile, suurendame koostööd, kohtume sagedamini, saatke meile oma tooteid, ka kultuuritooteid. See tähendab, et hiinlased, kinnitades seda, mida ütleb kindral Kapitini, on minu arvates aru saanud, et on tekkinud võimalus. Maailmas, kus keegi ei saa enam aru, mida see mees Trump tahab, on vaja vähemalt mingilgi määral arusaadavaid seisukohti. Viimane asi. See hoop, mille nad eile õhtul Budapestis said, ma tahan öelda, Trump saatis hiljuti oma asepresidendi. Me kõik teadsime, et Orban kaotab. Arutelu käis selle üle, kas ta kaotab napilt ja siis oleks Ungari põhiseaduslik olukord ummikus või õnnestub sul Ungari taas õigusriigiks muuta. Aga et nad valimised kaotavad, seda teadsid kõik. See, et sa sokutasid oma Ameerika Ühendriikide asepresidendi Euroopa Liidu liikmesriigi valimiskampaaniasse, teades, et nad kaotavad valimised, ei ole just raustav märk. Sest keegi võiks sulle öelda, kogu lugupidamise juures, et sa ei ole just geenius. No, fra l'altro Vance'i viisid langetas küsituse tulemusi veelgi. Just see on see analüüs, mida oli hea näidata. Olge tähelepanelikud, see on märk. See tähendab, et kindral Kapitino tegi õigesti, et sellele punktile rõhku pani. Siin sees on väga huvitav koht. Võib-olla nad saavad lõpuks aru, et pehme jõud on parim asi, nad võivad teha ka föderaalse lahenduseks. Taiwan säilitab oma iseseisvuse, kuid nimeliselt kuulub ta suure Hiina koosseisu. Nii päästad mõlemad pooled ilma konflikti tekitamata. Valimised
mille puhul on nähtud Ukraina sõda, seda, mis toimub Trumpiga ja nii edasi, ühe väikese saare jaoks. Ma tean, et see on sajandite pikkune, ajalooline kinnisidee ja nii edasi, aga see pole absoluutselt seda väärt. On ilmne, et hiinlased teevad alati midagi väga näitlikku. Samas rikuvad nad rahulikult õhuruumi ja suurendavad õppusi. Praegu toimub koostöö venelastega nii mereväeõppuste kui ka dessandi alustamise operatsioonide osas, mis on koordineeritud Vene dessantvägedega. Nii et nad jätkavad oma sõjalise programmiga varjatult edasi, liiguvad edasi, ei rohkem ega vähem, hoolimata sellest, et avavad Taiwani televisiooni. Aga võib-olla on see ka selline lähenemine. Proovime mõlemat teed, nii piitsa kui präänikut ja vaatame, kumb neist meid rohkem eesmärgile lähemale viib. Miks peaksime ühe tee täielikult kõrvale jätma? Proovime kõik võimalused ära, peaasi, et saavutame oma eesmärgid. Tahtsin ka seda küsida. Paolo, mida arvad sellest, mis Ungaris juhtus? On tõsi, et vähemalt internetis oli see juba teada, vähemalt 2 kuud teadsime. Magyar oleks Orbanit kindlalt võitnud. Seega võib-olla Daniele väikese õelusega mõtles, et Trump saatis Vance'i kas enesetapule. Nii et ta läheks sinna hea mulje jätma ja siis tuleks koju täieliku kaotusega. Või täieliku ebakompetentsuse, teadmatuse ja Ungari rahva tegeliku olukorra mitte tundmise tõttu. Mõni päev tagasi tundus, nagu oleksid inimesed maailmameistrivõistlused võitnud. 80% valijatest sellist asja polnud nähtud alates 1989. aastast. Aga ma ütlen kohe, et ma ei ole ekspert, mitte ainult ei ole ekspert, vaid ma ei süvene sellesse eriti, kuid ma jälgin neid asju, mida me kõik kuuleme. Pärast 16 aastat, ükskõik kes, ükskõik milline teeb ükskõik mida. Võtame näiteks Saksamaa kantsleri Kolchi, kes oli ametis 12 või 14 aastat, või Merkeli, kes oli ametis 10 aastat. Pärast teatud arvu aastaid, isegi kui kandideerib Pinocchio, võidab ta valimised. Sest, miks? Piisab, proovime. Pärast 16 aastat Gepetot, proovime Pinocchiot. Lähevad seekord tema poolt. See on normaalne, esiteks. Teine tähelepanek on see, et opositsioon ei võitnud. Vaadake, Ungaril on väga kummaline olukord, sest seal on parempoolsed, väga parempoolsed ja äärmus parempoolsed. Terve parlament on selline. Seal pole kedagi keskelt, vasakult ega äärmus vasakult. Kõigis ülejäänud maailma parlamentides on olemas progressiivne rühm, on konservatiivne rühm või kui me võtame ideoloogilise aluse, siis on vasakpoolne rühm ja parempoolne rühm. Ungaris mitte. Ungaris on ainult 50 musta varjundit, ütleme nii, ja see ongi kõik. Nii et see suur aplodeerimine selle või teise vahetuse puhul, vaadake, nad on liikunud seepiamustast metallikmustani, aga ikka on see sama asi. Nüüd tuleb vaadata, millised tegevused sellele järgnevad. Me näeme kindlasti, et sellest hetkest alates lehvib Euroopa lipp Budapesti parlamendi kohal vabamalt kui kunagi varem. Aga tuleb veel näha, miks valijad, kõik 80% Ungari valijatest on nii öelnud. Meie tahame ikkagi Ungarit, mis ei oleks päris suur progressiivne rahvas avatud sellele, avatud teisele, igale poole avatud. Me tahame kedagi, kes oleks natuke rahulikum kui Orban, aga kes oleks enam-vähem samal joonel. Seda nad ütlevadki. Seda ütleb ka Paolo oma vaatenurgast. Inimestele ei meeldinud eriti seotus Venemaaga ja eriti Orbani kampaania Zelenski vastu. Tegelikult mingil hetkel tundus, et Ungari 2 kandidaati on Zelenski ja Orban, sest kõikjal oli plakatid Zelenski vastu. Jah, aga Itaalias. In Italia see, kui vasakpoolsete edu ei puutu asjasse. Teema tuleb lausa parteist. Vaja on kõvasti fantaasiat, mis läheb tegelikust olukorrast üsna kaugele, tegelikust faktist. See on huvitav, ma just praegu proovisin otsida, kui ennast kuulasin, aga luban teile selle järgmiseks korraks üles leida. On olemas üks mõtleja, prantsuse filosoof, kes tuli välja väga toreda terminiga. Seda nimetatakse gladiaatorriikide kriisiks. Või gladiaatorid, sõltub sellest, kuidas seda öeldakse. On olemas arusaam, et just jõud, et just vägivald on riikide vaheliste suhete reguleerija. Tema väidab minu arvates midagi väga huvitavat. Nimelt, et see kehtis ajal,
mil poliitilisel areenil olid ainult riigid. Ehk siis, kui oli külma sõjaaeg, mul on rohkem tanke, sul on rohkem tanke, mina teen kõva nägu, sina teed kõva nägu. See oli süsteem, mis reguleeris kogu süsteemi. Täna, ütleb tema, on esile kerkinud teised osalised, teised riikide ülesed toimijad, mistõttu see lähenemine enam ei toimi, sest sa lihtsalt ei leia vaenlast. Vaenlane ei nõustu sinuga sinu moodi võitlema. Ta vastandub sulle teistel viisidel, avaliku arvamuse mõjutamisega, tehes sind ülemaailmselt naeruväärseks, meemidega ja selliste asjadega, korraldades kultuurilisi liikumisi paremal ja vasakul. Sa ütled, aga sa ei tulista mind? Ei. Ma panen sind lihtsalt halba valgusesse. Ma teen sind naeruväärseks. Ja see on asi, mis toob palju uut ka rahvastevahelistesse suhetesse. On riike, kes hakkavad sellest aru saama ja teised. Ning antud juhul tundub mulle, et Ameerika Ühendriigid on üks neist, kes on jäänud kinni mudelisse, mis on pärit enne teist maailmasõda. See tähendab kahuripaatide poliitikasse. Vaadake, kõik asjad, kõik poliitilised tegevused sünnivad sellest maailmavaatest, mis inimesel on ja sellest, kuidas ta ennast maailma suhtes näeb. Seega näiteks Ameerika Ühendriikide mereveeseadus tuleneb sellest arusaamast, mis Ameerika Ühendriikidel on suhetest nende riikidega, kes nendega konkureerivad. Ja kui nad ei saa aru, et võib-olla hiinlased ei tahagi kunagi pidada mereväelahingut Taiwani lähistel, et saavutada ülekaalu Vaikse ookeani piirkonnas, siis nad jätkavad lennukikandjate ehitamist, jätkavad asjade tegemist, mis tegelikult järgmise sõja jaoks ei ole need, mida vaja läheb. Meil on juba olnud 2 hoiatust selle kohta. Ukraina sõda koos droonide kasutuselevõtuga, vaese sõja tüüp, mis võidab rikkaliku sõja. Ja iraanlased on seda ainult kinnitanud. Vaene sõda, mis seab rahvusvahelisel tasandil suurriigi raskustesse, aga veelgi suurematesse raskustesse. Tõenäoliselt on see uus paradigma ja kui sa seda ei näe, on sul raske ette kujutada oma kaitsemudelit, oma käitumismudelit teiste riikide suhtes. Vaadake, kui kiiresti praegu liitlassuhteid ümber hinnatakse. Euroopa hakkab tõsiselt mõtlema. Võib-olla ameeriklased ei olegi kunagi olnud nii suured liitlased ja pole kindel, et nad meid tõesti kaitseksid, kui meil tõesti abi vaja oleks. Mure ei ole selles, et kui ameeriklastel oleks abi vaja, siis eurooplased neid ei kaitseks, vaid vastupidi. Kui meil abi vaja on, siis on just ameeriklased need, kes meid ei kaitse. Ja seetõttu peame looma rahvusvahelisi kaitsesuhteid, mis arvestavad sellega ning me teeme seda kiiresti, palju kiiremini kui 20-30 aastat tagasi oleks keegi osanud ette kujutada. Nende elementide mõistmine annab minu arvates sulle võimaluse vaadata järgmiste aastate sündmusi palju realistlikumast vaatenurgast. Tundub, et Ameerika Ühendriigid pole seda tänaseni mõistnud. Ja nad jätkavad haukumist, kui koera haukumise heli enam ei hirmuta, sest kardetakse midagi muud ja otsitakse kindlustunnet teistsugusest käitumisest, isegi kui selle eest tuleb maksta. Mida te siis arvate? Kas te arvate, et Hiinale lähenemine tähendab, et see käib tasuta ja ilma, et peaks mingit lõivu maksma? Kuid vähemalt annab see vastu teatud stabiilsuse, teatud rahulikkuse. Ja seega oleme praegu minu arvates tõesti palju keerulisemas olukorras kui mingid jamad. Mida Trump vasakule ja paremale kokku keerab, sest asi pole ainult temas, vaid kogu selles inimeste grupis, kes usub, et see ongi viis maailmaga suhtlemiseks. Ja maailm on lihtsalt nendega suhtlemise lõpetanud. Ei ole nii, et keegi neile vastu astub, neid lihtsalt ei kuulata enam. See on veel hullem. See on veel hullem. Aga asi pole niivõrd selles. On riike, kes suhtlevad. Enne ütles Eduardo, CENTCOM suhtleb X kaudu. On riike, kes on ärganud või vähemalt mõned riiklikud üksused ja nad kasutavadki sotsiaalmeediat suhtlusvahendina, sageli ka saatkonnad. Vene saatkond Itaalias on eriti aktiivne X-is. Ja on riike, kes lihtsalt ignoreerivad. Näiteks, sa ei näe kunagi, et von der Leyen või midagi sellist kirjutaks X-is. No, kommunikaadi, teateid ja nii edasi. On olemas maailm, mis liigub, sest saad aru, kui sa kirjutad midagi X-i, ei ole sul isegi vaja telefoni tõsta ja ajakirjanikule helistada. Ajakirjanikud on juba seal ootamas. Maailm on juba seal ootamas, millal tuleb see uus säuts, Banzo või Hexeti poolt. Ja see on ka otsesem viis ise kontrollida.
Sest sa saad siilikult öelda, vaadake, täna me tulistame, vaadake, nüüd teeme rahu. Kui sa ütled, mida Trump alati ütleb, viimane oli tund aega tagasi, kus ta ütleb, igatahes tulevad iraanlased nüüd meile kokkuleppega vastu. Aga sa just ütlesid, et kehtestad neile blokaadi ja siis võib-olla turg rahuneb maha. Järgmisel päeval läheb asi jälle käima. Un'altra dichiarazione. Ja seega saame aru, et kes oskab seda kasutada, võib sellest ka hästi kasu lõigata. Me teame, et sellel perioodil, kui avaldati teateid ja lükati lepinguid edasi, toimus palju siseinfopõhist kauplemist. Piisab, kui jälgida Polymarketit ja muid sarnaseid asju, miljonitesse ulatuvad panused tehakse 2 minutit enne, kui Twitteris midagi juhtub. Kummalisel kombel juhtub see reede õhtuti. Ja siis on ju teada, et börsid on laupäeval ja pühapäeval suletud. Ma olen isegi näinud Polymarketis kihlvedusid selle üle, mitu laeva läbib 1 nädala jooksul Hormuzi väina. Seal olid uskumatud asjad. Aga tegelikult on ka see üks tegur. Ma mõtlen, ma haakun sellega, mida kapitini täiesti õigesti ütles, sest tegelikult kuidas nähakse seda asja väljaspool meie lääne meediakeskkonda. Minu arvates nähakse seda nii, et Ameerika Ühendriigid peaksid olema see jõud, mis tagab rahvusvahelise tõsiseltvõetavuse, vabakaubanduse ja kõik muu sellise. See pole nii. Isegi just see suhtlemisviis, mida sa, Mirko, äsja kirjeldasid. See on tõsiduse tase, mis pole tegelikult tõsine ja minu arvates pikas perspektiivis riikides, eriti Aasias, neis, keda pole lihtne erinevate ähvardustega allutada, just nimelt. Ameerika Ühendriikide hegemoonia, olgu see siis otsene või kaudne, muutub järjest vähem atraktiivseks. Väga vähe. Ja vastupidi. See on inglise keeles, aga see peegeldab selle maailma kirjanike ja isiksuste mõtteid. Seal on nemad need, kes maksavad kõige rängema kriisi eest. Mitte Euroopa, mitte Ameerika, vaid peamine probleem on just sõltuvus. Aasia piirkond. Teiseks, sa tead, kui suurt väärtust omistavad sõnale hiinlased, jaapanlased ja nii edasi. Piisab, kui vaadata Jaapani peaministri nägu. Selliste asjade peale jäi ta täiesti tardunuks. Nii et nad peavad meid, lääne inimesi, juba niigi vähem usaldusväärseteks, vähem auväärseteks. Siis ilmub välja keegi nagu Trump, keegi nagu Hexet. On ilmne, et nende jaoks oli meil õigus, nad on alla käinud ja see ongi tõestus, sest igaüks toidab ka oma eelarvamusi. Aitäh! Meil oli õigus öelda, et need inimesed on alla käinud ja nii edasi. Kujutage ette, millise mulje jätab see, kes järgneb, nagu me ütleme, liitlastele või näiliselt liitlastele erinevates ettevõtmistes. Näete, seal on see veelgi viletsam, kui ma tohin öelda, sest vähemalt ameeriklased, Ameerika Ühendriikide juhtkond on valinud minu arvates just sellise poliitika tegemise viisi, mis on väga gangsterlik. Saad aru, võib-olla see enam eriti ei toimi, sest sa pead leidma kellegi, kes sinuga seda mängu mängib, näiteks Venemaa. Võib-olla nemad mängivad seda mängu veel. Sel viisil tundub Hiina juba olevat vähe seotud, nii heas kui halvas mõttes. Sest paradoksaalsel kombel rääkisin sellest ka Mirkoga mitmel korral. Hiina näiteks sõjalist abi nendele liitlasriikidele. Saadab tõesti väga vähe, ei tee midagi, ei osale üldse selles mänguviisis, selles vastasseisus. Aga teisest küljest, kui sa niimoodi ei osale, jätad sa ikkagi mulje, ütleme, et igasuguse suurem tõsidus, usaldusväärsus ja kindlustunne, isegi lihtsalt turvalisus. Kui ma olen täna liitlane sellise riigiga nagu Ameerika Ühendriigid, on oht sattuda sõtta iga 3 päeva tagant. Või igal juhul, et ta palub mul saata, just nimelt ma nägin enne ka ühte küsimust vestluses, saata võib-olla laevu teda aitama siia-sinna sõjas, millega meil pole mingit pistmist või millest me igal juhul midagi ei võida. Isegi see sama hegemooniline suurvõim või igal juhul see, mis peaks olema hegemooniline suurvõim, seab ülemaailmse majandusliku heaolu ohtu suhteliselt teisejärguliste küsimuste pärast. See tähendab, et minu arvates ei olnud Ameerika Ühendriigid, kui nad poleks Iraani rünnanud mingisuguse tohutu piibelliku või muu ähvarduse ohus. Just praegu tundub see tõesti natuke vastutustundetu. Just
just Eduardo, minu arvates peaks sellest ka eraldi otseülekande tegema, võib-olla tehaksegi. Iraan on tõesti Hiina liitlane, ma ütlen seda, nad on olnud lähedased liitlased, see on huvidel põhinev suhe. Nad müüvad meile naftat, miks peaksid hiinlased riskima? Üks on maine, sest kui nad tõesti saadaksid palju relvasüsteeme ja nii edasi, on oht, et need ei tööta korralikult või hävitatakse. Sa teed endale halva nime, kahjustad oma mainet hanketurul. Ja eriti, kui sa nii tihedalt ühe liitlasega läbi käid, kes tegelikult on lihtsalt ostja. Nad lihtsalt ostavad asju ja kõik. On oht, et satud siis olukorda, kus peab pidevalt linna toetama ja varustama. See oli viga, mille Venemaa tegi 80-ndatel, kui nad hakkasid toetama eesmärgiga võimalikult palju riike enda poole tõmmata. Ja nad haarasid enda alla hulga 3. maailma riike. Aafrika riigid, mis maksid hinge hinda, sest nad olid omavahel pidevalt sõjas ja ei toonud absoluutselt midagi kasulikku ning kui ma õigesti mäletan, siis nad lihtsalt elasidki nii. Lihtsa müügiga ja nii edasi. Ning kui müügihinnad kokku kukkusid, said neist kõigist sisuliselt Venemaa toetatavad. Sel ajal, kui Venemaal olid juba omad suured probleemid, 1980-ndate keskpaigas oma enda majandusega. Ma usun, et Hiina vaatab ka sellistele asjadele. Just nii ongi. Võtta endale riski, mida sa pead hiljem toetama. See ongi täpselt vastupidine. Sellest poliitikast, mis oli just nimelt Nõukogude Liidu külma sõja poliitika. Sellest vaatenurrast olid eriti nii Lähis-Idas kui ka Aafrikas riigid, mis said tolle aja kohta väga palju relvi, isegi väga kaasaegseid. Aga kui vaadata ja võrrelda neid tolleaegseid konflikte tänapäevastega, siis on see tõesti tohutu erinevus. Piisab vaadata näiteks, mida Süüria sai Jom Kippuri sõjas vaid mõne päevaga, et oma jõud taastada. Ja teiselt poolt ka Iisrael. See oli täiesti vastupidine mäng, väga kulukas, mõnikord isegi maine mõttes. Sest kui sa saadad oma parimad õhutõrjesüsteemid Süüriasse, siis kasutatakse neid seal ilma suurema väljaõppeta kiirustades. Siis võib muidugi juhtuda, et nad jätavad halva mulje. See, mida Hiina täna teeb, on täpselt vastupidine. Ma ausalt öeldes ei arva ma tegelikult, et ka see oleks tõesti turvaline tee selles mõttes, et mitte kunagi midagi teha. Mõnikord võib see Ameerika gängsterlus ka toimida isegi maine mõttes. Mitte kunagi sekkuda, mitte kunagi aidata, sõjaliselt võib see mõnel juhul olla, arvestades ka seda, et Hiinale ei saa liiga palju loota kaitse osas. Ma ei tea, kindlasti võime kindlalt öelda, et see, mida teeb Hiina, on tõesti erinev sellest, mida teevad Ameerika Ühendriigid ka tänapäeval. Ja see on väga erinev sellest, mida tegid Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid külma sõja ajal. Nüüd on aeg tänada tänase õhtu sponsori, kelleks on Inconni, keda ma arvan, et te kõik tunnete ja kasutate. Pidage meeles, kallid sõbrad, et nagu minagi saate te iga päev rämpsposti, telefonikõnesid ja automaatteenuseid. Sageli olete te segaduses, kuidas nad teid oma nimekirja said. Teadke, et iga kord, kui registreerute mõnel veebilehel tasuta teenusele, siis kui miski on tasuta, tähendab see, et toode olete teie ise. Nii et Inconni, mis see on? See on teenus, mis kogub teie andmeid erinevatelt andmevahendajatelt internetis. Eesmärgiga vähendada teie kohta käivate andmete hulka, mis ringlevad. See aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüki turunduslikel eesmärkidel, vaid ka vähendada rämpsposti, e-kirjade või soovimatute kõnede näol. Vähem andmeid internetis tähendab väiksemat jälgi veebis, seega olete vähem ohus. Inconni erinevalt teistest ei müü teie andmeid edasi. Maksate natuke, tegelikult väga vähe, sest minu lingiga saate 60% soodustust. Leiate lingi kirjeldusest ja vestlusest. Ja lisaks toetate loomulikult ka kanalit, meie tehtavat tööd ning see on väga kasulik kõigile. Ma kasutan seda isiklikult nii oma telefoninumbrite, oma naise numbrite kui ka oma e-posti aadresside puhul. Ma märkasin, et viimase kuu jooksul olin saanud ühe tüütava kõne kellegi poolt ja e-kirjadele tuli palju vähem rämpsu. Seega on see kasulik teenus ja te saate lisada mitu e-posti aadressi ning mitu telefoninumbrit. Nii et ma tean, et paljud on seda kasutanud ka ettevõtte tasandil, isegi minu koodiga. Nii et tänan teid, sest mulle on tulnud mõned e-kirjad. Ma panin oma ettevõtte selle teenusega liituma. Inconni Parabellumi lingiga. Ma hindan seda väga. See on 5 kanali toetamiseks.
vaatame lõpuks kokkuvõtet sellest, mis sõjaliselt juhtus. Kaotused, Eduardo, sealhulgas õnnetused, alla tulistatud lennukid, kummalised missioonid. Ma ausalt öeldes me tegime reportaaži missioonist, mille eesmärk oli päästa need kuulsad 2 F-15 pilooti. Aga kui palju jõude kasutati? Mida kuradit see F-15 seal tegi? Sest hiljem rahulikult mõeldes hakkad uurima, mis missioon see üldse olla sai. Mis sihtmärgid seal olid? Sest piirkonnas, kus tema läbi lendas, olid kõik juba pihta saanud. See paneb ka mõtlema, et võib-olla polnudki F-15 seal missiooni täitmas. Ja nad läksid teda päästma, kui ta pakkus katet missioonile, kus üritati päästmist läbi viia. Võib-olla osa uraanist või katse uraani kätte saada. Sest eriüksuste arv, keda nad kasutasid Little Birdsid ja Bayhawkidega, on natuke kahtlane. Eriti veel see, et need jõud olid seal ja kohe saadaval. See tähendab, et ameeriklastel on võime kõik 12 tunniga kohale toimetada, kuid sellise hulga jõudude olemasolu on väga kahtlane. Ja mis kõige tähtsam, nagu me näitasime, 2 lennukit, mis isegi blokeerisid 11 ruleerimisrajal. Ringi saadetud lahingukopterite hulk ületab kaugelt selle tulejõu, mida oleks vaja 2 piloodi päästmiseks. Tegelikult saab seda rahulikult teha väikese Little Birdiga, mis on ka palju märkamatum. See lendab läbi mägede ja küngaste. Radari alt piloot võtab ta peale ja viib minema öösel, kui võib-olla keegi ei näegi. Kõik see on nii ilmne. Kas on tõsi, et nad tegid ka pettemanöövreid? Hakkasid helikopteritega ühes kohas tegutsema, et jätta mulje, nagu oleks piloot sealpool. Iraanlased hakkasid sinna vaatama, aga ka see tegevus on väga kahtlane. Nii et, mis on siis lõpuks koalitsiooni kaotuste kogusumma? Nii, et selle kohta lühike märkus minult enne, kui liigume õhukatud arvestuse juurde, mis on huvitav. Ma näen, et vabandust. Enne kui ma poole jutu pealt katkestan, tahtsin teid tervitada, sest nagu ma ütlesin, pean ma varsti lahkuma. Pean tänama ühte vestluse noormeest, kes mulle meelde tuletas, kes kõigile meelde tuletas, et filosoof, keda ma mainisin, oli Bertrand Badi. Kutsun teid üles lugema Bertrand Badid, kes on õpetaja minu teada Pariisi ülikoolis. Midagi sellist, lugege teda, sest ta on huvitav. Tervitan teid kõiki, tänan neid, kes mind kuulasid. Kahju, et ei saa kauemaks jääda. Jälgin teid homme salvestuselt. Head õhtut kõigile. Natuke väsinud, sest me olime eile Pistojas ja tema tuli sealt tagasi Rooma. Mina läksin kõigepealt Livornosse ja siis tulin koju tagasi. Aga meil on mõni kuu vanuse vahet, sina ja mina. Mõni kuu. Tšau. Ma rääkisin just pilootide või õigemini alla tulistatud F-15 lennuki 2 meeskonna liikme teemal, sest lõpuks oli neid 2. See paistab sellel F-15L nii, nagu see peakski olema. Ja just sellest rääkisin ma ka paar päeva tagasi X-is. Siil on see minu arvates muidugi midagi tõeliselt udust. Aga eriti see, mis ei klapi, on see, et see piloot, eriti see teine, kelle nimel on nii palju vaeva nähtud, näib olevat tehtud suur pingutus, et teda tagasi saada, kes peaks olema mitte niivõrd piloot kui F-15 relvastusohvitser. Nii palju, kui mina tean, täna ma enam ei jälginud. Aga kuni mõne päeva eest polnud neid päästetud piloote veel näidatud. See on midagi, mis juhtus esimesel päeval, seda aru, võib-olla nad vigastatud, aga pärast seda kõike on juba mitu päeva möödas. Ja ma ütlen seda isegi vastu oma enda, ütleme, mõne päeva eest tehtud rekonstruktsioonile. Jah, ma ütlen seda ka aususe mõttes. Kaamera ees väitsid nad, et esimene oli juba leitud. Tegelikult tegid nad seda meelega, et vältida, et need teeksid inimjahti. Esimest ei olnud kohe üles leitud, nagu ta ütles. Midagi ei klapi, sest kõigepealt on see asi tõesti tohutu. Ehk siis, et vähemalt ühte neist 2 pole veel näidatud või et neid kuulutatakse haiglas surnuks. Midagi. See on tõesti väga kummaline ja paneb mind veidi ümber hindama minu rekonstruktsioon. Minu rekonstruktsioon oli, et see F-15 lasti tõepoolest alla. Miks see ikkagi on selles asukohas, nagu nad ütlevad? Sest on tõsi, et mul õnnestus leida geolokatsioon, mis kinnitab, et me oleme siiski Isfahani lõunaosas. See tundus igatahes kindel olevat. Me näitasime alguses peale tükke,
geolokatsioone nagu Little Birdi ja Chiche treeni tõendeid. See, mida sa ütlesid ja see jääb veelgi kahtlasemaks. Juba siis tundsin, et pean ümber lükkama selle Ameerika versiooni. Meie 2 transpordilennukit, mis olid maandunud, jäid kinni ja ei suutnud uuesti õhku tõusta. Sest nähes seda pilti, kus lennukid on üksteise otsas, pole võimalik, et keegi võiks panna nad niimoodi kinni jääma üksteise otsa. Seega minu järeldus on, et kas nad said kahjustada, võib-olla õhutõrje poolt, ja tegid hädamaandumise ning siis otsustati need üksteise otsa panna, et need hävitada. Aga siis on asi teine. See tähendab, et nad ei jäänud kinni, vaid iraanlased kahjustasid neid tõsiselt. Ja kuna nad ei saanud enam õhku tõusta, otsustati need hävitada. Tundus peaaegu, et üks oli pargitud teise ette, kuna ta oli kasutuskõlbmatu, et katta teist tule eest. Kuni loodi perimeeter. Sest on mõeldamatu, et nad oleksid koos startinud ja siis kinni jäänud. On tõsi, et rada oli tüher maa, kuid need on siiski üsna suured lennukid. On huvitav näha ka Little Birdi kaotusi. Tõenäoliselt oli see selline improviseeritud olukord. Maanduti, võib-olla üks sai isegi viga, teine pandi katteks. Siis saabusid Little Birdid, siis toimus võib-olla tulevahetus ja nad said kannatada. Sest siis lahkusid nad veel teiste vahenditega ja pidid hävitama nii lennukid kui ka Little Birdi. Nüüd neile, kes ei tunne Little Birdi, need on väga väikesed ja väga osavad helikopterid. Te olete neid näinud filmis Black Hawk Down, et aimu saada. See, et nad pidid seal maanduma ja need maha jätma, need on väga kerged. Isegi kerge relv võib Little Birdile tõsist kahju teha. See on väga kummaline. Tuli saata kohale Rangersid, et perimeetrit kaitsta. Tavaliselt Little Birdid selliseid asju ei tee, nad saabuvad, laadivad maha ja lahkuvad väga kiiresti. Minu arvates, tähendab, mida ma järeldan, on see, et Little Birdid kasutati ilmselt, nagu nad ise räägivad, just sel viisil, sest nende tegevusraadius ei võimaldanud neid kasutada otse piirilt. Nii et ma võiksin oletada, et on mõistlik need sinna kohale viia ja kasutada just sealt, selles piirkonnas. Aga näiteks on ka muid asju, mis ei klapi. Jah, pilootide puhul me mainisime juba kõige tõsisema. Teine asi, mis tegelikult võib-olla isegi klapib, on see, et kui tõesti nagu mõned iraanimeelsed analüütikud väidavad, need 2 C-130 transpordilennukit oleksidki Iraani poolt alla tulistatud. Kas seal on siiski ebatõenäoline, et mõlemad kukuvad samasse kohta ja et mõlemal poolel on natuke kahtlusi? Kõik asjad ei klapi. Minu arvates uuendan ma oma, käsitlust selles osas ja siis liigun edasi nende kaotuste juurde, mida siin ekraanil näeme. Kuna neid piloote pole pärast kogu seda segadust nende päästmiseks näidatud, on see tõesti kummaline või on nende olukord tõesti väga halb. Või on veel üks hüpotees, millest ma X-is rääkisin, et see polnudki operatsioon pilootide päästmiseks, vaid pigem selleks, et nad ei satuks vaenlase kätte. Vaenlase kätte just. Põhimõtteliselt on seegi veel üks hüpotees. Igatahes ma arvan, et Ameerika doktriin. Kedagi ei jäeta maha, aga see on tõesti tohutu pingutus. Ka see, mis meil on enne kaotusteni jõudmist. Muidu jääb Daniele ainult pealtvaatajaks. Daniele, sellest pilootide loost on Ameerikas räägitud, see on muutunud teisejärguliseks asjaks. See pole eriti oluline uudis, sest meie vaatenurgast on kõik versioonid väga kummalised ja raske on neid toetada. Ja õigupoolest pole nad neid neetud piloote kunagi näidanud. Nii suur operatsioon 2 piloodi päästmiseks, kaotades samal ajal nii palju vahendeid ja eriüksuslasi. Üsna palju. Tundub, et siin on midagi taga. Tundub, et Daniele on kinni jäänud. Jah, on natuke ühendusprobleeme, aga olgu, lähme siis meie edasi. Kasutan juhust, et teha kokkuvõtte Iraani vastase koalitsiooni õugkadudest. Nimetame seda nii. Selles esimeses faasis, siis sõja alguses, nagu näete, tegin selle kohta postituse X-is, mis seda kokku võtab. Võib-olla on Daniele suutnud tagasi tulla. Olgu, lõpetan lühidalt. Põhimõtteliselt oleme jõudnud umbes 6 juhtumini. Ma räägin lennukitest, olge tähelepanelikud. Nii tabatutest, see tähendab pihta saanud, kui ka neist, mis on kas hävitatud või lihtsalt kahjustatud. See on mõnel juhul teada, teistel mitte, kuid kõige kindlam andmed, mis meil on see, et neid on olnud. Võib-olla me kuuleme sind, aga me ei näe sind. Ta on kinni jäänud, ütleme nii.
kui sul on probleeme, Daniele, proovi ehk mobiiliga sisse tulla. Jah, mina teda ei näe. Siin ma olen, kas sa kuulad mind? Jah, aga ma ei näe sind, sa oled nagu kinni jäänud, okei. Ma kuulsin küsimust, kas sa kuuled mind nüüd? Läks lahti. Kui sa seda kuulsid, siis suurepärane, ma vastan siis. Nii et sellest pilootide juhtumist ei räägita, ma kuulasin teie arutlusi, millest räägiti, enne kui sa neid jutustad. Ei. Siin on segamist siin. Siin on segamist, siin on tegevust. Uued vaenlased, Mirko. Noh, igatahes lisan ka oma küsimuse, kui Daniele tagasi tuleb, sest ka mina tahaksin täpsemalt teada, kas vähemalt pilootide nimed on tõesti avalikustatud, sest see polnud midagi, mida ma täna tegelikult kontrollisin. Kui pilootide kohta on midagi konkreetselt välja tulnud, siis minu teada ei ole ja pilootide all pean ma silmas nii pilooti kui ka teist meeskonna liiget loomulikult. Ja just, kas sellest räägitakse, kas keegi on hakanud küsima, et kus nad siis on? Ma kujutan ette, et ka opositsioonijõududel on lihtne. Ja nii edasi. Ja just võib-olla näitate samu neetud piloote. Kui nad koju tagasi tulevad, peaks seal ka natuke au olema. Tead küll, kui nad Vietnamist piloote päästid ja nii edasi, siis oli ka natuke au, mida näidata. See on nagu filmist võetud asi. Kas keegi demokraatidest küsis, Daniele, aga kas te näitate neid kahte päästetud pilooti? Uskumatu, nagu filmilugu ja nii edasi, aga mitte midagi. Ja ma ütlesin, et ei, sellest ei räägitud. Huvitav oli see seletus, mida Fontana andis. Ainus punkt, millest räägiti, oli see, et kui neid poleks õnnestunud päästa ja nad oleksid näiteks iraanlaste kätte sattunud, poleks Trump suutnud Ameerika avalikkuse ees vastu pidada. See tähendab, olge tähelepanelikud, midagi sellist juhtus juba jaanuaris, kui need maskeeritud agendid, kui te mäletate, käisid koolide ees, et kinni võtta latiinod, kes võib-olla viisid oma lapsi kooli. Jah, oli kriitikat, aga mitte eriti palju. Pöördepunkt saabus siis, kui tapeti 2 valget kristlast ameeriklast, 1 naine ja 1 mees, siis pidid nad tõesti oma lähenemist muutma. Kui nad oleksid kinni püüdnud 2 Ameerika pilooti, oleks Trumpil olnud Ameerika avalikkuse ees väga raske hakkama saada. Aga kui sa mõtled, siis see on üks erinevusi Trumpi poolt oma avalikkusega peetava sõja ja Netanyahu poolt oma avalikkusega peetava sõja vahel. Poliitika. Samal ajal on see The Warzone'i kaotusgraafik. Kollasega on tähistatud need, kelle staatus on kahtlane, ehk siis kahjustatud. Minu arvestuses on mul neid natuke rohkem kui siin. Selles mõttes, et siin puudub üks F-18, mida te kindlasti mäletate. Aga on olemas üks video, võib-olla oleme seda siin Parabellumis kunagi näinud, kus F-18 saab tabamuse ja on ainult kergelt kahjustatud. Aga ma otsustasin selle siiski lisada, sest see on filmitud ja Man-Bats tabab teda saba osast, plahvatab. Nii et vähemalt killud tabasid teda. See oleks kata, nii et ma märkisin ta oma arvestuses kahjustatuks, muus osas kattuks see üsna hästi ekraanil nähtavaga. Ma arvan, et minu arvestus on ilmselgelt palju rohkem droone, mida ma nimetan maaledroonideks, see tähendab keskmise kõrgusega, pika kestusega droonid, kuhu kuuluvad ka Reaperid. Kas neid on mõni rohkem? Sest kui ma ei eksi, oli möödunud paar päeva, kui ma oma arvestuse tegin, siis on minu arvestuses ka kõik need Iisraeli tüüpi droonid, mida on palju. Ja lisaks on 2 huvitavat juhtumit, 2 selle kategooria drooni riikidest, ütleme Lahe piirkonnast või Saudi Araabiast. Praegu ei mäleta, üks oli vist Saudi Araabiast ja teine mõnest teisest Lahe riigist. Huvitav fakt, sest need tulistas Iraan alla ja need on üheks tõendiks nende riikide seotusest konfliktiga. Ja need on Hiina päritolu droonid. Lisame selle fakti ka juurde värvikuse mõttes. Need nimetatakse wing longiks. Need on väga sarnased ka Ameerika Ühendriikide droonidele. Ja lõpetuseks räägin kaotustest. Nii et, nagu öeldakse, mõju. Sõjalise jõudude paigutuse kohta on vaja kindlasti kommentaari. Selles mõttes, et hävitajate ja lahingulennukite seisukohalt.
isegi kui võib-olla esimene F-35 võis olla mitte ainult kahjustada saanud, vaid lausa hävinud selles konfliktis, sest me teame, et see tegi hädamaandumise vigastatud piloodiga, võib-olla ei ole seda enam võimalik taastada. Kuid lisaks neile asjaoludele on tegelikult USA jõudude jaoks hävitaja kaotus üsna ebaoluline ega mõjuta eriti seda, mis on USA jaoks tõeliselt olulised kaotused. Need on avaksid, siin näete natuke vanemad kohta, ma olin ainult ühes avaksis. Tegelikult selgus, et selle baasi ründamise ajal Saudi Araabias toimus Iraani raketi- ja droonirünnak. Mitte ainult ei hävitatud üht neist avaksirennukitest, mis on väga olulised ka Ameerika Ühendriikidele, aga näib, et kahjustada sai ka teine eksemplar, mida USA ametnikud on ka tunnistanud. Ja sel juhul moodustaksid need 2 eksemplari, üks hävitatud ja üks kahjustatud, 12% kogu laevastikust. Nendest lennukitest on see seega juba väga oluline. Piisab märkida, et näiteks Venemaal ja Ukrainal on neid veelgi vähem. Selle klassi lennukite puhul kulus aga, kui ma ei eksi, rohkem kui aasta, enne kui esimene kaotati. Seega esimene, nii et mitte... Valgevenes siis see, mis tabati Marnasovil, täpselt. Oli Valgevenes A-50, mis sai Valgevenes kahjustada ja siis 2, kui ma ei eksi... Kasutan seda võimalust. Nii, Daniele. Esimene õppetund, mille see sõda minu arvates alguses andis, oli Iraani strateegia. Nad teadsid, et esimestel päevadel kaotavad nad oma raketirünnakute võimekuse. Nad teadsid seda, nad arvestasid sellega. Ja seetõttu püüdsid nad sihikindlalt rünnata avakse süsteeme, radareid, varajase hoiatuse süsteeme ja nii etsi. Et siis hiljem jätkata oma kampaaniaga, kasutades seda, mis oli jäänud nende ründerelvade võimekusest. Aga järjestikku, sest neil on ikkagi enam-vähem sarnane rütm, väikese, tegelikult isegi kasvava sagedusega. Aga poliitiline või strateegiline õppetund oli see, et need Ameerika baasid, mis olid seal nende riikide kaitsmiseks, on tegelikult olemasolev oht. See tähendab, et Pärsia lahe riigid on saanud õppetunni, et Ameerika baasid ja Ameerika presidendiamet, mis oleks pidanud neid kaitsma, tegelikult ei kaitse neid, vaid muudab nad sihtmärkideks. Kui neid seal poleks olnud, poleks nad tõenäoliselt olnud kaasatud. Ameerikas hakatakse sellest nüüd aru saama. Ma arvan, et sõjaväelased kindlasti ka Pärsia lahe monarhiad, aga see ütleb palju ka tuleviku kohta. Igaüks, kellel on Ameerika baas, ei kaitse sind eriti ja teeb sinust sihtmärgi. Teeb seda ikkagi. Ja siis mina. Võta endal vaigistus maha, sest mul ei õnnestu. Daniele, ma ei tea miks, aga sina pead selle ise tegema. Mõnikord streamer hangub ise enda pärast. Ei, sa oled ikka veel vaigistatud. Sa oled ikka veel vaidistatud, Daniele. Ma näen, et sa oled vaigistatud. Kas mikrofon ei tööta või oledki lihtsalt vaigistatud? Vaatame nüüd, siin tuleb sisse, sest see on üks esimesi asju, mida kõik natuke märkasid, jah, tegelikult. See tähendab kaitse. Rohkem kui kaitse tunduvad need pigem kaasatuse garantiina. Siis on tõsi, ameeriklased, just nimelt, paradoksaalsel kombel on see kahju peaaegu suurem liitlastele kui ameeriklastele. Selles mõttes, et ameeriklased, nagu oleme näinud, siis jätkasid nad oma operatsioonidega, tõmbusid tagasi võib-olla veidi kaugematesse baasidesse Euroopa suurema osalusega. Ja tegelikult pole rünnakul Pärsia lahe riikide vastu, olgu need siis tugevamad või nõrgemad, kunagi kohanud tõeliselt läbitungimatut või tõhusat kaitset, mis tagaks kriitilise taristu kaitse. Vastupidi, tegelikult on vastupidi. Nii et isegi täna, kui konflikt koos nende massiivsete raketirünnakutega peaks uuesti algama, oleksid esimesed haavatavad sihtmärgid just need kriitilised majandusinfrastruktuurid. Pärsia lahe riikides pole tänaseni tegelikult midagi, mida oleks võimalik kaitsta. Kas see küsimus, mille me sulle esitasime, on muidu kehtetu või kehtib koos sellega? Ja oli, kuigi on tõsi, et adressaadid... Nii et põhimõtteliselt vaimse võimetuse küsimuses see artikkel 25 arutelu on juba mõnda aega kestnud. Mulle ei tundu, et vabariiklased oleksid nii tõsiseks sammuks valmis. On olemas osa MAGA liikumisest, näiteks Green, see, kes oli äärmuslikul seisukohal, MAGA, kes lahkus kongressist, kes küsis otsesõnu,
kas see poleks võimalus kontrollida, kas Ameerika Ühendriikide president on vaimselt võimeline või mitte? See küsimus on tõstatatud, aga ma ei usu sugugi, et see kuhugi viib. Lähme tagasi selle jutu juurde, mida me enne rääkisime vahevalimistest. Minu arvates enne vahevalimisi, kui need üldse õnnestub korraldada, sest mõtlen endiselt, et praegu, kui valimised toimuksid, kaotaks Trump ja kui ta teab, et ta kaotab, ta mõtleb midagi välja, me veel ei tea mida, aga ta mõtleb midagi välja, et neid mitte korraldada või korraldada, aga mitte välja kuulutada, tühistada, midagi ta kindlasti välja mõtleb. Me rääkisime pilootide teemast. Ka selles osas on sügav erinevus Trumpi administratsiooni peetava sõja ja Netanyahu peetava sõja vahel. Selles mõttes ei ole Ameerika ühiskond üldse võimeline taluma seda, mida enne kirjeldati. Fontana, see salapärane tabamine, millest aga Ameerika meedias 2 piloodi kohta põhimõtteliselt ei räägitud. Kui need 2 pilooti oleksid kinni püütud ja neid oleks Iraanis puuris ringi veetud, oleks Trump olnud väga raskes olukorras. Iisraeli küsimus on teistsugune, selles mõttes, et Iisraeli jaoks, suure osa Iisraeli avalikkuse jaoks on Iraani küsimus kestnud juba 47 aastat. Isegi need, kes vihkavad Netanyahud, ja see on väga oluline osa Iisraeli ühiskonnast, isegi paremtsentristide seas. See tähendab, et see ei ole ainult opositsioon Netanyahu vastu, vaid ka paremtsentristide seas. Seega parteis, mis on aastaid olnud võimul. Iisraeli ühiskond on minu arvates siiski suuteline vastu pidama ka vastasseisule. Kuid see viib sind punktini, mis juba mõne tunni pärast Washingtonis saab teoks ja juba praegu, just nii. Ameerika meedias on suur ootusärevus, sest esimest korda toimub otsene kohtumine iisraellaste ja liibanonlaste vahel USA välisministeeriumis Washingtonis. See seostub uudisega, mille Londoni Timesi taskuhääling andis 3 tundi tagasi. Londoni Timesi andmetel vastab tõele see, mida iraanlased on öelnud Iisraeli ja Liibanoni kohta. See tähendab, et vaherahulepingus oli ette nähtud, et Iisrael peatab ka rünnakud Hezbollah vastu. Ilmselgelt ei ole Iisrael seda teinud ja see on pannud suhted raskustesse. Trump, nagu te teate, rääkis otse Netanyahuga. Mõni tund tagasi palus ta rünnakuid tagasi hoida. Probleem on selles, et ühelt poolt on Liibanoni valitsus juba nädalaid andnud märku, et püüab Iisraeliga kompromissile jõuda. Aga ta ei ole sugugi suuteline sekkuma nende kokkulepete alusel, mis on juba aastaid kehtinud. Et kõrvaldada Hezbollah kui võitlev organisatsioon, mis kontrollib olulist osa Lõuna-Liibanonist. Seega on Liibanoni valitsusel tegelikult väga vähe võimalusi kokkuleppe saavutamiseks, sest ühelt poolt nõuab rahvusvaheline kogukond, et Hezbollah lõpetaks rakettide tulistamise Iisraeli põhjaosa pihta, aga samal ajal riskib ta sattuda kodusõtta, mis Liibanoni ajaloos on perioodiliselt kordunud. Ja see ongi peamine mure. Liibanonlaste peamine mure on, et riik ei jaguneks jälle 2. See on tõsi, kuid on ka põhjuseid, sealhulgas majanduslikke ja strateegilisi, miks Liibanon püüab sellest survest välja pääseda, kus iga natukese aja tagant Netanyahu Liibanoni siseneb. Ta hävitab Hezbollah, kuid ka seal, Mirko, sina oled nende asjade ekspert. Kui te vaatate nende 6 nädala jooksul, ütleb Netanyahu valitsus iga päev, me tabasime siin, me tabasime seal. Seejärel ilmub järgmisel päeval välja 500 võitlejat siin, 4 raketti seal. Tegelikult sõltumata sellest, mida valitsus ütleb või kuulutab,
on see natuke nagu eelmisel aastal, kui Trump ütles, et ta hävitas Iraani tuumajaamad. Netanyahu lasi tal seda öelda, aga oli ilmne, et ta ei olnud neid hävitanud. Kui ta oleks need hävitanud, siis me ei küsiks praegu, mis toimub. See oli loogiline jutt. Ükski sõjavägi maailmas ei suuda seda. Jah. Isegi kui nad oleksid seda teinud, ei oleks sul kindlust, sest ühelgi sõjalisel jõul maailmas ei ole võimet minna sinna alla, et kahjusid kinnitada. See on liiga sügaval. Tõepoolest, kui sa vaatad, siis sellel teemal käib Iisraeli meedias arutelu. Ehk siis keegi ütleb, need 440 kilo väga ohtlikku uraani on nii sügaval, et neid ei saa enam keegi välja tuua. Seega ei saa neid välja tuua ei iraanlased, ega iisraelased, ega ameeriklased. Keegi ei tea enam, mis juhtus. See nii palju kui mina tean, kuigi ma ei tunne sõjalisi asju nii nagu teie, aga olen sõjast natuke näinud, on minu arvates kõige ohtlikum hetk, sest hetkel, kui sa enam ei tea, mille eest sa võitled, kui sa vaatad, mida nad tahtsid teha, iraanlaste tuumaprogramm ja raketireaktsioon, väga hea. Iraanlased sa alustasid öeldes kuulsad 15 punkti, 10 punkti. Mida iraanlased sulle ütlevad? Meie ei usalda, kui anname ära tuumarelva, ütleme nii. Kui me anname ära tuumarelva, oleme läbi, arvestades varasemaid kogemusi, millest me enne rääkisime. Aga see on sama põhjus, miks Põhja-Korea, kellega mõned aastad tagasi Trump suhtles ja ütles, et oleme sõbrad, aga ärgem kaotagem seda silmist. Ta jätkab uute aatomipommide ehitamist, sest ütleb, kuni mul on aatomipomm, ei puutu sa mind. See tähendab, et kui nii, siis nii, see on sõnum, mida nad annavad. Aga mitte ainult Trumpi administratsioon, vaid ajalooliselt, nagu me enne ütlesime, sageli Ameerika Ühendriigid ei ole kokkuleppeid täitnud. Nagu ei ole neid täitnud ka Venemaa, nagu ei ole neid täitnud ka Hiina ja nii edasi. Nii et sa ei saa olla maailmas, kus keegi, isegi kõige väiksemad varem kirjeldasite te Iraani reaktsiooni. On selge, et sa vastad rünnakule täiesti asümmeetriliselt. Aga Washingtonis pidid teadma, et kui ta uputab sulle 4 laeva, siis keegi ei kindlusta neid enam Londoni Lloydsis. Sa pidid endalt küsima. Ja jõuame tagasi alguspunkti juurde, aga sina sõda... Oota, ma aitan sul meenutada, Daniele. Need on satelliidipildid vahetult enne ameeriklaste rünnakut. 1 päev enne. 16 kaubaveokit, mis sisenevad Iraani Fordovi tuumarajatise tunnelisse vahetult enne ameeriklaste rünnakut. Aga mida nad küll ära viisid? Prügi või? Tegelikult viisid nad ära materjali, mille asukohta me täna isegi ei tea. See võib olla laiali igal pool, ilmselt riskide hajutamiseks. Ja millest me teame, ning ma tean seda ka allikate kaudu, kellega olen rääkinud, all pool, eriti Iisrael, nende strateegiliste pommitamisplaanide keskel ja nii edasi. Tegelikult on olemas ka luureandmete esitused, et proovida aru saada, kuhu nad on selle paigutanud. Muidugi, aga vaata, vabanda, kui sa mõtled, siis see arutelu, mis on viimastel päevadel 2 või 3 päeva toimunud Ameerika taskuhäälingutes, millest me enne rääkisime. Ja nimelt, aga kas mitte see kompromiss, mille Obama leidis kõigi oma piirangutega, polnud just selle stsenaariumi ees ettevaatlikum. See tähendab, et sul olid ikkagi mingid kontrollivormid, mitte täiuslikud, aga toimivad. Mingil moel see leevendas riski. Aga tuleme tagasi algse probleemi juurde, mida ka Fontana mainis. Fontana ütles, aga kas Iraan oli või ei olnud eksistentsiaalne oht Ameerika Ühendriikidele? See ajab sind naerma, aga ei. Kas see on või ei ole eksistentsiaalne oht Iisraelile? Jah, juba 47 aastat juba see paneb sind mõistma, et sul on 2 sõda, milles Netanyahu uurimise põhjal
olen kindel, et paljud on seda näinud. Eelmise nädala suurest uurimisest, mille avaldas New York Times, on nad kogu loo rekonstrueerinud. Ja kõik Ameerika sõjaväelased, kes olid kohal Netanyahu ja Trumpi kohtumisel, ütlesid, president, ärme tee ühtegi sammu. Lõpuks oli see Netanyahu New York Timesi rekonstruktsiooni kohaselt, mida ei ole ümber lükatud, kes ütles Trumpile, aga meil on juba võit taskus, lähme ja sa näed, kuidas kõik hästi lõpeb. Erinevus, nagu ma enne ütlesin, seisneb aga selles, et need kaks ühiskonda, Ameerika ja Iisraeli ühiskond, omavad täiesti erinevad taluvusläved. See tähendab, et ameeriklast huvitab, kui bensiin läheb kallimaks. Iisraellast huvitab, kui keegi laseb raketi tema kodurõdu kohale. See tähendab, et tajumine on väga erinev, seega need kaks ühiskonda. Probleem on selles, et nad peavad kahte paralleelset sõda ja kumbki neist, see on minu mulje, ei vii mitte kuhugi. Sest ka Liibanoni pool Hezbollahi likvideerimiseks, mis teoreetiliselt on ideaalne, praktiliselt, aga mitte. See ei toimi mitte ainult sellepärast, et sellel on sotsiaalne hind, võrreldes Lõuna-Liibanoni, šiia ja kristliku elanikkonnaga, sest seal ei ole ainult šiiaid, vaid ka kristlikke külasid. See oli näha ka hiljuti juhtumis, kus preester Liibanonist sõitis konvoiga kristlikesse küladesse. Sellisel rünnakul Lõuna-Liibanonis on mõte ainult siis, kui see aitab kõrvaldada ohu. Muul juhul pole sellel mingit mõtet. Kui iga natukese aja tagant tõusevad need inimesed üles ja lasevad sulle jälle raketi, siis tähendab see, et sa pole tulemust saavutanud. Nii, mina, kes ma ei ole sõjanduse ekspert, ütlen, et nüüdseks on see kõik kestnud juba 6 nädalat. Ja see ei anna mingit tulemust. Siin nad ongi, need on Iisraeli sõdurid, kes sisenevad küladesse, seda on näha ka siit. Ma tahan võtta ühe Rocaforte punktides. See ongi põhjus, miks ma tahan liikuda üle Litaani, sest nad tahavad luua puhvertsooni. Teatud mõttes meenutab see seda, mida türklased tegid Süürias selle tõkestusribaga. Nagu öeldakse, paneme siia oma sõdurid, nii et kui tahad pommitada, siis pommitad siin, aga Iisraeli sa ei jõua. Aga palju õnne, kui pead võitlema majast majani, tänav tänava haaval, nii suures piirkonnas, püüdes iga üksikut sõdurit üles leida. See on peaaegu võimatu operatsioon. Samas on ka tõsi, et strateegilisest vaatenurgast, kui asja laiemalt vaadata, Eduardo, Iraan ei kujuta Iisraelile sissetungi ohtu. Peale selle räägitakse, et neil on aatomipomm juba alates 1998 aastast, nii ütleb B. Aga kohalikke vaenlasi, naabreid, kes võiksid tõeliselt Iisraeli olemasolu ohustada, neid pole enam ammu olemas. Paradoksaalsel kombel ütleksin, et ajaloolisest vaatenurgast võib-olla just täna selle katastroofi tõttu Iraan tahab rohkem kui kunagi varem endale tuumarelva saada. Iraanil muidugi. Praegu ma ei usu, et neil oleks mingit erilist võimekust seda väga lühikese aja jooksul teha. Kuid see on justkui nii, et oht ka Iisraeli jaoks, ka Iisraeli vaatenurgast võib paradoksaalsel kombel osutuda palju suuremaks. Sõltuvalt sellest, kuidas see katastroof lõpeb. Sest nagu ma nõustun Moroga selles mõttes, et tänaseks on juhtunud see, et me oleme eemaldunud Obama kokkuleppest, mis tagas teatud tasemel kontrolli. Ja minu arvates on see ainus tee, millel on mõte. Mingisuguse vastasjõuga, nimetagem seda nii, et vältida, et alustaks tuumavõidujooksu. Selles mõttes, et selline riik nagu Iraan on nii suur, tal on nii palju elanikke, tal on nii suur majanduslik ja tehnoloogiline potentsiaal. Oleme näinud ka liiklasi või igal juhul maailma tippklassi partnereid, kellel on tuumarelvad, kellel on tuumatehnoloogia. On ebarealistlik arvata, et kui sa teed temast oma vaenlase, siis annad talle kõik põhjused maailmas, et hankida endale tuumaheidutus. Ja kuni ta lõpuks alla ei anna, peksad teda edasi iga 2 või 3 kuu tagant, kuni ta järele annab. On ilmne, et tal ei jää muud üle sellel riigil, kui püüda endale see heidutusvahend hankida. Jah, tõsi. Kunagi varem ei oldud nii lähedal reaalsele täielikule rünnakule Iraani vastu kui seekord. Need olid löögivahetused, vahendussõda. Need olid alati löögivahetused. Vaata, see ongi see, mis praegu toimub Liibanon. Kui sa nii ründad,
siis sa sõna otseses mõttes teed seda. Mina nimetan seda Marinka efektiks neile, kes mäletavad kuumaastikku Ukrainas. Kui sa ei suuda midagi kontrollida, siis sa hävitad selle täielikult. Nii ei saa seda kasutada, ei mina ega sina siin. Siis ma kasutan seda videot, et teha kiire kommentaar Liibanoni kohta, kuna me juba puudutasime seda teemat. Ja. Minu arvates saab selgeks üks oluline asi, nimelt see, et selline jõud nagu Hezbollah eksisteerib ja tal on tegelikult ka sõjaline tähtsus. Ja Iisraeli vaatenurgast on see oht põhjaosas. Kuigi muidugi meenutame, Hezbollah ei saa Iisraeli sisse tungida ega pool riigist okupeerida. Ma olen vahel ka neid asju lugenud, näiteks mõned kuud tabasi, kui põhimõtteliselt õigustati operatsioone Hezbollahi vastu. See on muidugi ikkagi oht, eriti just lühimaarakettide ja rakettide tulistamise seisukohalt. Mida ma tahtsin öelda on see, et kui Iisrael tahab selle vastase välja juurida, siis ta kasutas just seda sõna. Ehk siis, et see tuleks välja juurida võimalikult jõhkralt. Ka kohaliku tsiviilelanikkonna mõju tõttu, sest Hezbollah saab eksisteerida ainult ja üksnes sellise jõuna, kui tal on toetus ja ütleme nii. Jah, sisuline toetus märkimisväärselt suurelt osalt kohalikust elanikkonnast. Ja ajalooliselt tahaksin öelda, et sõjaliste jõudude katsed, mis tavaliselt on läbi kukkunud, okupeerida ja välja juurida sellist tüüpi rohkem või vähem tavapäraseid sissiarmeesid. Igatahes kõige tõsisemad katsed, mis on tehtud, on tavaliselt hõlmanud ka nende piirkondade tühjendamist elanikest. See tähendab, et tavaliselt tehakse sellises võitluses, nimetame seda siis partisani vastaseks võitluseks, seda, et võetakse ära baas, tugipunkt, mis neil jõududel on. Ja loomulikult ei minda siin peenutsema, baasi äravõtmine tähendab seda videot, mida me nägime, tähendab elanikkonna väljatõstmist, võib-olla laiemates vööndites 10 kilomeetrite ulatuses. Ja see kõik tekitab mõnikord omamoodi madu, mis hammustab oma saba või koera, mis hammustab oma saba. Selles mõttes, et see tekitab loomulikult rahulolematust. Liibanon ja ütleme see osa elanikkonnas, kes tunneb sümpaatiat Hezbollah vastu ja on Iisraeli suhtes radikaalsemalt vastu. Täna võib see väga hästi suureneda, nähes, mis juhtub nende kaasmaalastega Liibanonis. Nii et võib-olla selles mõttes ma olen nõus Mornelliga geopoliitilisest vaatenurgast, arvestades, kuidas iisraellased tahavad seda asja lahendada. Iisraeli valitsus tahab seda asja lahendada. Tõepoolest, täna on kõige sobivam hetk. Selles mõttes, et neil on vabad käed, aga see ei tähenda, et see toimib. Aga tulles tagasi Iraani ja Iraani heidutuse juurde. Lase mul vastata, kas sa õigustad teda? Esiteks, kui sul pole intellektuaalset võimekust seda kanalit jälgida, siis jäta see sinna paika. Keegi ei õigusta siin midagi. Keegi ütleb lihtsalt, et kui sõjad intensiivistuvad. Kui sa paned end iraanlaste olukorda, siis hangid endale tuumarelva. Et selliseid sekkumisi võimalikult kiiresti vältida. See ei tähenda, et ma seda õigustan. Ma lihtsalt ütlen, mida iga mõtlev inimene strateegiliselt teeks. Ja iraanlased teevadki nii. Nad teavad, millest räägivad. Kas on mingi põhjus, miks Tšitsioole ei tulistata? Kim Jong-i ei pommitata, aga see on ilmne, sest kuigi tal on 50. aastate tankidega armee, on tal siiski mõned tuumapommid olemas. Nii, et lõpetage need mängud ära. Nagu siis, kui mulle kirjutatakse lühikestes videotes. Sa ei räägi sellest, vabandust, see on lühivideo. Mul on 2 minutit. Kuidas ma saan teistest teemadest rääkida? Kas me räägime sulle sellest loogilisest vaatenurgast? See, mida nad teevad, ei ole õigustus. Mind ei huvita üldse. Ei õigustada ei iisraellasi, iraanlasi, Hezbollaht ega ameeriklasi. See ei ole üldse selle kanali töö. Õigustada seda, mida nad teevad, tähendab sulle selgitada, et kui sa viid sõja äärmuseni, siis loomulikult võtavad nemad ka äärmuslikke ettevaatusabinõusid. Ja siin ongi see paradoks, et juba 98. aastast saadik korrutatakse, et neil on tuumarelvad. Ja sellest ajast on palju aastaid möödas. Ja paradoksaalsel kombel viib see olukord neid tuumarelvadele veelgi lähemale. See on ennustus, mis täitub iseenesest. Täpselt nii. Nüüd nad tõesti püüavadki tuumarelva saada. Jah, lisan veel, et just sellel teemal, et selgitada rohkem, mitte õigustada, vaid selgitada toimuvat dünaamikat. See ongi see, mida ma püüan teha. Mul on ka mõned näited, mis on mind väga mõjutanud. Selles mõttes, et iraanlased, diaspora liikmed, kes elavad Euroopas, tuttavad või inimesed, kellega mul on kontakt,
kes on alati olnud täiesti režiimi vastased. Mitte kõik, aga mõned. Nii et nad hakkasid ümber hindama isegi nemad tuumaheidutuse vajadust, isegi mõned neist iraanlastest siin. Ma ütlen seda lihtsalt faktina. Jah. Sest on olemas ka mõõdukas tiib, keda võib-olla ei tasu survestada. See tooks kaasa vastureaktsiooni. Tegelikult ei ole Iisraelil tegelikult võimekust rünnata ega olla Iraanile surmavaks ohuks. On olemas ka mõõdukas tiib Iraanis. Ei ole nii, et kõik on sellised. On ka neid, kes ütlesid, et vaadake, kui me survestame seda poolt, saame teiselt poolt vastuse. On tõsi, et praegu sellega, mis toimub, Iraani proksid kaovad. Tal on rohkem probleeme kodus ja seetõttu on tal ka vähem raha, et proksisid rahastada. On ilmne, et sõda muutub üha enam nendevaheliseks otse õhu kaudu, sest vahemaad on tõesti tuhandetes kilomeetrites. Ausalt öeldes kummalgi neist pole tegelikku strateegilist võimekust teist tungida, ähvardada. Isegi kui mõlemal oleks tuumarelv, mäng on läbi. Muide, ka see on fakt, mida eriti ei arvestata. Olge ettevaatlikud, sest see ei tähenda automaatselt, et kui Iraan teeb tuumakatsetuse, kui nad üldse teevad oma esimese tuumakatsetuse. Tõenäoliselt on see lõhkekeha selline, mida on vähe või üldse mitte võimalik kasutada ballistilistes rakettides, sest need on natuke keerukamad. Ja igal juhul üks lõhkekeha ei anna neile eriti suurt heidutust. Muidugi, see on suur samm edasi sõnumina, kuid me teame, et Iisraelil on ka selles osas kaitsevõime olemas. Seega, olge ettevaatlikud, see ei tähenda, et isegi kui nad jõuaksid sellele tuumaheidutuse tasemele, näiteks katse, avalduse või tõendiga, oleks olukord muutunud. See ei tähenda, et tegemist oleks tuumaheidutusega, mis lühiajaliselt Iisraeli reaalselt hävitamisega ähvardaks. Aga eelkõige ei tähenda see, et esimene asi, mida nad tahavad teha, kui neil on tuumarelv, oleks kohe seda kasutada. Ükskõik milline režiim, ütlen seda täiesti poliitiliselt, ükskõik milline Iraani režiim, mis saavutab heidutusvõime, mitte midagi. Ta ütleb, et loomulikult on esimene asi, mida ta tahab teha, enesetapp, visates selle ülejäänud maailma pihta. See on minu seisukoht, mis mul on alati olnud. Ma mõtlen, et liiga tihti peetakse neid hulludeks, nagu ainus asi, mida nad tahavad, on kogu rahva kollektiivne enesetapp. Ja sisuliselt kutsuvad nad esile palju võimsamate tuumariikide vastulöögi. Loodetavasti vähemalt nende vaatenurgast selle hüpoteetilise hullumeensusega, et saata rakett oma igipõlise vastase pihta, aga olles kindlad, sest Iraanil pole antiraketikaitse ega tuumavastase ballistilise kaitse seisukohalt midagi sellist, millesse meie usume. Iraanil pole seda isegi mitte vähimalgi määral ja tal ei ole seda ka järgmise 50 aasta jooksul. See on selles mõttes täiesti kaitsetu riik. See on ka veidi iraanlaste illusioon, et kui nad saavad tuumarelva, siis Iisrael ei saa neid enam rünnata. Oleme seda näinud Ukraina ja Venemaa puhul. Ka see paradigma on purunenud. Sul on tuumariik, mida pommitatakse pidevalt droonide ja rakettidele. Juba 2 aastat on see paradigma olnud katki. Varem arvati, et kui mul on tuumarelv, siis sina ei saa mind puutuda. Tegelikult, kui sõda jääb tavarelvastuse tasemele, minnakse ka selles suunas edasi. Vabandust, meil on jäänud viimased 5 minutit. Annan need Danielele. Kokkuvõtteks, mida sina arvad kõigest sellest, millest me siiani rääkinud oleme? Teid kuulates peame ütlema, et me elame kõige keerulisemat aega pärast teise maailmasõja lõppu. Meile, vähemalt minu põlvkonnale, õpetati, et olulised sündmused olid Kuuba kriis, seega Kennedy ja Hruštšov, ning seejärel Berliini müüri langemine. See ei ole nii. Jah, Kuuba kriis oli olemas, aga seda on alati müüdud sellisena. Nagu Kennedy võitis, Hruštšov kaotas ja siis vaadati asja lähemalt. Tegelikult maksid ameeriklased hinnad kinni tänu ka John Kennedyle vennale ehk Bob Kennedyle, just nimelt nõukogudele. Mõni kuu hiljem ilma sellest eriti rääkimata. Ja mingil moel leiti kompromiss, kus siis igaüks oli sisuliselt jaganud saagi. Berliini müüri langemine tähistas sisuliselt ühe osa Euroopa ja ka Aafrika lõppu, kus oli Nõukogude Liidu kohalolek. Aga see ei olnud ülemaailmse geostrateegilise olukorra lõpp. Sellest, mida te kirjeldasite, täna õhtul ei räägitud Ukrainast, ei räägitud Ladina-Ameerikast, Venezuelast, aga need on olemas, vaatamata Trumpile, kes oli 10 kuuga
lahendanud 8 sõda ja kellele oleks pidanud andma Nobeli rahupreemia. Kui me vaatame, siis valitsus on loonud rohkem konflikte, aga probleem ei seisne konfliktides. See on loonud konflikte ilma igasuguse strateegiata. Samal ajal kui sõjad, mille põhjustasid Bush vanem, Bush noorem, Obama, olid võib-olla halvasti juhitud, Biden, Afganistan ja nii edasi, aga neil oli raamistik. Lähme vabastame rahvaid. Siin 10 päevaga on sulle antud 10 erinevat versiooni. See tähendab, olukord on muutunud irratsionaalseks. Sama reaktsioon. Ärge alahinnake paavsti tähtsust Ameerika katoliku maailmas. On tõsi, et Ameerika katoliku maailm on lõhestunud. Selles mõttes, et latiinod on üht tüüpi katoliiklased. Iirlased, poolakad ja itaallased, näiteks Ameerika Ühendriikides, see on katoliiklus, mis mõnes asjas on nõus, aga paljudes teistes asjades ei järgi üldse seisukohti. Näiteks paavst Franciscus oli Ameerika Ühendriikides põhimõtteliselt ühe osa katoliiklaste poolt põlatud, kes pidasid teda 3. maailma pooldajaks, latiinode sõbraks ja nii edasi. Vaadake, et siiski see vastasseis, see paavst, kes on ameeriklane, see on tõsi, ta on peruulane, aga tal on Ameerika pass. Täna õhtul kasutas Trump, kes ei teadnud enam, kuidas olukorrast välja tulla, paavsti venna fotot, kes läks koos temaga Valgesse majja ja ta üritas olukorda päästa, öeldes, see paavst on kaotaja, ta ei saa millestki aru, täielik segadus. Aga tema vend saab küll aru, sest ta on minu valija ja nii edasi. See ei saanud aru. Mis on väärtus? Vatikan. See tähendab, et Trump ajas segamini paavsti, Maduro, Kim Jong-uni ja Khamenei. Ja ta ei saanud aru, et on mõned punktid, ütleme, jah. Kuu aja pärast peab Trump, kui ta seda jälle edasi ei lükka, minema Pekingi taksisse, et öelda, kuidas ta tahab. Lahendus tuleb leida koos hiinlastega. Tema ei saa. Sa pead talle vastuseid andma. Kui sa käitud niimoodi, siis milliseid vastuseid sa üldse anda saad? Ja kes võtab sind tõsiselt, kui sa iga päev oma vastust muudab? Nii, ma ütleksin, et sellega on kõik. Jätame ka teile selle küsimuse. Mitte, et meil oleks kõigile küsimustele vastused. Muidu oleksin juba loteriini numbreid mänginud. Tänan väga kindralkapitinid, kes läbi astus ja kuna me olime eile Pistoias, nii et ta sõitis 4 tundi autoga kohale ja 4 tundi tagasi. Ja igatahes käis ta täna hommikul, kui ma ei eksi, televisioonis ning täna on ta meie juures ja homme läheb jälle televisiooni. Daniele, kes homme lendab jälle, lahkub uuesti, nii et meil õnnestus ajad klappima panna. Eduardo, keda ma alati väga lühikese ette teatamisega kutsun, aga ta jõuab alati kohale ja on hästi informeeritud. Nii et aitäh teile kõigile ja kuna Daniele küsis, mis Lõuna-Ameerikas toimub. Nii, 15. kuupäeval on meil külas Batistessa, uus külaline, kellega räägime loomulikult Ladina-Ameerikast ja siis tuleme nädala jooksul tagasi Ukraina ja kõigi teiste teemadega. Nii et aitäh kõigile ja kohtumiseni varsti. Nii tänan kõiki, kes eile Pistoiasse tulid. Tervitused! Kõike head, näeme järgmisel korral!